Hästi, aga mis meil täna toimuma hakkab? Täna anname ülevaate arvamusküsitlusest, siis räägime ka sellest, mis toimub edasi ja ka sellest, millised ettepanekud esitati ja millist tagasisidet õpetaja kutsestandardite eelnõudele anti. Margus, sa võid slaidi liigutada. Aitäh. Ja võid minna kohe ka veel järgmise slaidi juurde. Ja oleme jaganud siis niimoodi, et mina annan kõigepealt põgusa ülevaate sellest arvamusküsitlusest ja ka siis sellest, kuidas me lähme nende standarditega edasi, millal ühel hetkel nende standardite järgi võiks hakata kutseid andma. Ja siis töörühma liikmed räägivad sellest, milliseid ettepanekuid siis esitati ja kuidas töörühm need ettepanekud otsustas lahendada. Aga nüüd ma püüan siis täita endale pandud ülesande. Arvamusküsitlus, kui te mäletate, toimus veebruari kuuses ja lõppes märtsi alguses. Ja arvamusküsitluse käigus laekus, mina ütleksin, et minu kutsekohas töötamise aja jooksul rekordarv ettepanekuid. Neid oli tõesti palju. Ja tuli nii ettepanekuid, küsimusi, ka selliseid heakskiitvat tagasisidet, tuli kõike. Ja arvamust avaldasid nii alushariduse juhtide ühendus, Eesti karjäärinõustajate ühing, inglise keele õpetajate selts, ka omavalitsusi mitmeid, ülikoolid, Eesti üliõpilaskondade liit ja veel paljud teised. Ja ettepanekuid esitati iga kutsestandardi osa kohta nii A, B kui ka siis nende alamosade kohta. Ehk siis nii töökirjelduse kohta, erialase ettevalmistuse kohta, enamlevinud ametinimetuste kohta kui ka kvalifikatsiooninõuete kohta. Ja siinkohal võib-olla ma esmalt tooksingi välja selle, et võib-olla paljud küsimused, mis olid püstitatud, olidki seotud väga palju ka sellega, et võib-olla ei olnud täit selgust selles, et mida või kuidas käsitleda erinevaid kutsestandardi osasid. Et siinkohal tahan välja tuua selle, et A-osa on kutsestandardil pigem selline kirjeldav osa ja nõuded seatakse B-osas. Küll need peavad olema omavahel kenasti kooskõlas. Mis ma tahan öelda, on see, et töörühm analüüsis kõiki ettepanekuid ja tegelikult ka iga arvamuse esitaja, ettepaneku esitaja saab ka konkreetselt tagasiside. Töörühm grupeeris esitatud ettepanekud ja tegelikult ettepaneku esitajale läheb siis ettepanekute koondfail. Ja see on selline Exceli fail, millel on mitu lehte ja täpselt siis nende grupeeritud ettepanekute kaupa, et on üldised ettepanekud ja tähelepanekud, siis on ettepanekud A-osale, ettepanekud B-osale ja ka mõistetele. Mis saab edasi? Tänase plaani kohaselt esitame kutsestandard kinnitamiseks Hariduse Kutsenõukogule. Hariduse Kutsenõukogu toimub 16. aprillil. Ja kui Hariduse Kutsenõukogu standardid kinnitab, siis peaks hakkama toimuma kutse andmine uute standardite kohaselt sügisest. Nii et kui kevadel toimub veel kutse andmise voor, siis see toimub täna kehtivate kutsestandardite alusel. Kutseandjal on ülesanne lisaks siis ka ära uuendada kutseandmiskord ja kõik hindamismaterjalid. Ja sellest ka taotlejaid teavitada ning samamoodi koolitada välja ka hindajad. Nii, aga see oleks selline lühike ülevaade, sissevaade ja sissejuhatus sellele, mis siis on seni toimunud ja mis saab edasi. Aga nüüd kohe-kohe avame 3 sellist suuremat või korduvat teemat, mida arvamusküsitlusel tõsteti. Ja siinkohal ma annan sõna edasi juba Margusele, kes avab siis kõige esimese teema. Ja aitäh, Maris, sissejuhatuse eest. 3 asemel meil isegi 13 teemat tegelikult juhtub.
Ja innustan ikka inimesi ka chatis aktiivselt küsima, sest siis saavad meie töörühma liikmed juba samal ajal ka vastata erinevatele küsimustele ja samuti ka ühe või teise teema avajad saavad üles võtta neid küsimusi ja võib-olla juba oma juttu integreerida. aga nagu Maris ütles, siis ka Kerli aitab kutsekojast jälgida, chatil silma peal hoida ja mõtteid kaasa võtta. aga tõesti siis esimene teema, mis meil selliste suurte teemadena võib-olla mõnikord isegi mitmest kohast nagu välja tuli, oli kas tähtsam on õpetamine või töö heaolu ja professionaalne areng. Ja tuleb see sellest, et olid mõned ettepanekud, minu mälu järgi täpsemalt 2 ettepanekut, mitte väga palju, et peaks õpetamine rohkem välja paistma või veel enam, et kui meil on 4 kohustuslikku kompetentsi uues õpetaja kutsestandardis, siis praegu on teisel kohal nii-öelda see õpetamise kompetents. Aga et see võiks olla esimene, ei paista hästi välja. Ja arutasime seda mõtet, oleme seda mõtet ka tegelikult varem kuulnud, juba meie eelmisel seminaril, kus me tutvustasime neid kutsestandardeid ja ka muudel väiksematel seminaridel, mis on olnud. Ja toome siinkohal veel kord siis nagu välja selle, et kõigepealt me oleme täiesti veendunud, et jaa, õpetaja peamine tööülesanne ongi õpetamine. Kuid mis meie jaoks on nagu oluline, et kuidas me sellest õpetamisest räägime ja et me tooksime nüüdisaegse õpikäsitluse põhimõtetest lähtuvalt välja just selle, et see õpetamine on õppijakeskne protsess ja seetõttu me olemegi avanud õppijate toetamise kaudu selle. Ehk siis see õpetamistöö, mis õpetaja teeb, on õppija toetamise töö. Ja nüüd siin on loeteluna slaidil ka, et millest kõik see koosneb. Näiteks nende tundmaõppimine, suhete loomine, keskkonna kujundamine, hoolimine ja siis saab kavandada õpetamist, kujundada väärtusi, arendada pädevusi, valida sobivat õppevara, anda tagasisidet. Need on 8 või 9 punkti, palju sai kutsestandardi tegevusnäitajatest. See kõik kokku ongi meie arusaamist mööda õpetamise. Isegi kui ei ole seda õpetamise sõna nii selgelt kohe välja toodud. Ja meil oli ka palju juttu sellest, et me ikka näeme veel ja ka erinevad uuringud, Eesti kontekstis tehtud uuringud näitavad, et meil on praegu liialt palju sellist veel õpetaja või ainekesksest õpetamist. Ja seepärast me peame just oluliseks, et anda selline selge sõnum, et liikuda õppijakeskse lähenemise suunas. Aga teine mõte siia juurde on siis see, et millises järjekorras. Ja me oleme nõus, et number 1 kompetents nendest 4 kompetentsist loetelus ei ole kõige suurema kaaluga, kõige suurema mahuga õpetaja põhitöös. Aga me tahame selle just teadlikult tuua meie praegusest situatsioonist lähtuvalt esimesele kohale, et see paistaks paremini välja. Kooskõlas haridusleppega, kus me oleme samuti toonud välja selle, et esimesel kohal on see, et õpetaja peab iseendaga ilusasti toime tulema. Ja siin oleme täpsustanud ka sõnastust, kui varem meil oli enne arvamusküsitlust õpetaja töö heaolu ja professionaalsuse tagamine, siis uues sõnastuses meil on enesehoiu ehk siis rohkem veel enesekeskseks see, mida õpetaja ise saab teha ja järgmisel slaidil natukene räägime sellest teemast veel põhjalikumalt. Enesehoid versus siis heaolu. Aga selline on see meie töörühma seisukoht. Ja kui on mingeid küsimusi, kommentaare, siis võtame hetke, peatume siin ja niimoodi oleme plaaninud iga selle 13 punkti juures teha, et meil on sutsukene aega küsimuste või kommentaaride kuulamiseks, lugemiseks, vastamiseks. Chatist praegu ühtegi ei ole, aga võib-olla keegi tahab tõsta käe ja ütelda, et nüüd tahaks öelda midagi. Nii, kas on kedagi, kes soovib küsida, kommenteerida? Tundub, et hetkedel ei ole. Margus, lähme järgmise teema juurde, aga see ei tähenda, et hiljem ei või tagasi pöörduda siia. Just, absoluutselt. Teine teema selle esimesega natukene seotult, aga mitte enam järjekord ja õpetamise väljapaistvus, vaid töö heaolu, mis käib kokku professionaalse arenguga. Ehk siis esimene kutsekompetents õpetaja kutsestandardis on enesehoid ja professionaalsuse tagamine.
ja tagasisidest tuli välja, et see töö heaolu kujundamine on tegelikult mitte ainult õpetaja enda, vaid suuresti ka tööandja vastutus, juba regulatsioonidega kokku lepitud, et kõik nii-öelda psühhosotsiaalse keskkonna eest vastutab tegelikult siis tööandja. Ja et kui me kutsestandardiga tekitame tunde, et liialt palju paneme selle vastutuse õpetaja õlule, siis see ei ole õige. Ning tehti ka ettepanek, misjärel me arutasime, saimegi ettepanekut kaaluda, mõelda, uurida ja leidsime, et tõepoolest on mõistlik selle töö heaolu sõna selle koha peal asendada enesehoiuga. Töö heaolu sõna ei ole kutsestandardi muudetud versioonist kadunud, ta on endiselt õpetaja jaoks oluline, aga kompetentsina me räägime nüüd siis enesehoiust ja professionaalsuse tagamisest. Kusjuures seal on hästi oluline rõhutada, et meie arusaama kohaselt need kaks on omavahel hästi tihedalt seotud. Ehk siis uuringud näitavad jällegi, et enesehoid sõltub väga palju professionaalsusest, mis on riskikoht, kui õpetaja asub tööle. Me teame täna üle 50% alustavatest õpetajatest on kvalifikatsioonile mittevastavad. Kui neil ei ole piisavat professionaalsust, neil ei ole ka oskust ennast hoida, nad tunnevad, et nad ei saa kas siis pedagoogiliste või ainealaste väljakutsetega hakkama ja siis heaolu langeb. Nii et see on see, mille pärast me oleme ka tagasi esimese punkti juurde toonud selle enesehoiu ja professionaalsuse tagamise esikohale. Nii et kui on õpetaja professionaalne ja professionaalsust hoiab läbi aja tasemel, siis on sellele tuginevalt ka enesehoid parem ja saab toetada lisaks endale ka teisi. Ja loomulikult, kui me räägimegi, et töö heaolu laiemalt on oluline, siis see algab iseenda töö heaolust mõtlemisest ja enesehoiust, aga kollektiivi tasandil edasi ka teiste kolleegide toetamine, sest lõpuks see hea töökeskkond, me võime küll öelda, et vastutab asutus, aga me kõik saame väga palju mõjutada seda, kuidas teised inimesed ennast tunnevad meie ümber. Nii et meist kõigist sõltub see, millised on suhted ja sealt edasi heaolu laiemalt, vaimne, füüsiline, emotsionaalne, sotsiaalne keskkond. Nii et sellised mõtted siis heaolust ja enesehoiust. Kas nüüd on tekkinud keegi julge, kes tahab küsida? Või olete kõigega nõus, mida Margus on rääkinud teisel pool ekraani? Endiselt ei taha keegi sõna sekka öelda. Aga lähme siis edasi. Nii, Taavi, nüüd on sõna sinul. Ja, tere hilist pärastlõunat ka minu poolt ja lähme julgelt edasi. Laekus küsimusi ja ettepanekuid ka seoses sellega, et kui näiteks mõne taseme juures on ära kirjeldatud mõni tegevusnäitaja, mõni kompetents, et ja näiteks madalamal tasemel seda kutsestandardi järgi nagu nõutud pole. Et kas me näiteks madalama taseme õpetajalt nüüd seda ei ootagi või kas ta näiteks siis seda teha ei võigi, et ma võin siin näite tuua, et kui meil näiteks on mentordamine, kolleegi mentordamine eraldi välja toodud vaid tase 8 meistriõpetaja juures, kas see tähendab näiteks, et tase 7 õpetaja siis mentoriks olla ei võigi või et kas see kuidagi ei ole selles mõttes nagu töörühma hinnangul soositud, siis nii see teps ei ole, et soovime võib-olla eeskätt rõhutada seda, et kutsestandard kirjeldab siis nõutud kompetentse, millele siis kutsetaotleja peaks vastama, et kutsestandard ei kirjelda tööülesandeid, et tööülesanded lepitakse kokku siis vastavalt juba oma tööandjaga. Ja kutsestandard ka kompetentside puhul sätestab selle miinimumi, mida me taotlejalt ootame. Et see on vägagi teretulnud, kui näiteks tase 6 lasteaiaõpetaja on mõnele
alustavale lasteõpetajale näiteks mentoriks või tema teekonnal toeks, et see on igati soositud ja ka töörühma nägemuse kooskõlas, aga kutsestandardis me tõesti oleme püüdnud sätestada just selle miinimumi, mida me igalt taotlejalt ootame ja võib ka tekkida olukordi, näiteks tase 5 õpetaja puhul, mis on siis täiesti uus õpetaja tase, mis nüüd reguleeritud saab. Et näiteks tase 5 huvihariduse õpetaja toimetab ka juba oma õpiruumis märksa iseseisvamalt, kuigi me näiteks standardis oleme väga palju see rõhku pannud just ka sellele juhendamisele või sellele, et tase 5 õpetaja peaks olema suuteline teatud tegevusi või põhimõtet järgima, aga seda siis kogenud kolleegi juhendamisel, et ka selliseid erisusi võib taseme sees ette tulla just seetõttu, et me oleme tegelikult ju püüdnud tasemetes ära reguleerida siis erinevate haridusliikide haridustöötajad. Kui on mõni küsimus selle teema kohta, siis hea meelega töörühmaga koos veel mõtestame või arutame. Enne seda, kui Taavi sai sõna, oli chatis kommentaar, et senini kõigega nõus. Kas nüüd on tekkinud eriarvamusi? Või küsimusi? Olge julged küsima. Kui kutsestandard saavad kinnitatud, siis on hilja küsima hakata. Aga võib-olla küsimused tekivad veel. Nii, lähme edasi. Margit, sõna on sinul. Ja no mina toon küll 3 järgmist põnevat teemat, sellepärast et kindlasti tekitab küsimusi, sellepärast et räägime eeltingimustest, räägime natuke töökogemusest ja hariduse kvalifikatsiooninõuetest järgmistel slaididel. Aga siin konkreetne punkt siis, et nüüd B-osas on kirjas ilusti kenasti ka nõuded kutse taotlemisel ja üks konkreetne küsimus, mis siis tekkis, et kui tase 5, mis on siis uus õpetaja, kutsetase, et kui sinna võiks tulla taotlema keegi, kellel on keskharidus ja see on see nii-öelda see sisenemise kutse, on ju, et kuidas siis selliselt inimeselt alustajalt saab juba siis töökogemust nõuda. Ja samamoodi oli siis seal ära toodud tõesti, et ka ülikooli lõpetajad, nemad ülikooli lõpetajad saavad, on ju, tase 6, tase 7, aga ütleme siis kutset taotlema tulles, et kuidas saab neilt nõuda töökogemust, kui nad alles tööle ju lähevad esimest korda, on ju. Ja me tõesti vaatasime selle läbi, mida see siis tähendab ja just tase 5 puhul, kui me räägime siis töökogemusest õpetajana, et siis see sõnastus on nüüdsest ümber sõnastatud sellise nõudega, et see töökogemus konkreetselt on siis pedagoogiliste ülesannete täitmise kogemus, et sinna punktina on siis 4 nõuet, on ju, on siis kutse taotlemisel muidu, aga 5. tasemel on siis see esimene sõnastatud nii, et vähemalt 1 õppeaasta pikkune töökogemus pedagoogilisi kompetentse eeldavaid ülesandeid täites. Ja täpselt millisel moel on ju, ütleme, see tõendatud saab, on ju, see täpsustatakse natuke kutse andmise korras, aga see, et ei tule lihtsalt inimene, kes on siis kohe valmis ilma mingisuguse töökogemuseta kohe lihtsalt ütlema, et ma nüüd tahan õpetaja kutset, õpetaja tase 5 kutset, et sellest ei piisa, et tal see töökogemus peab ikkagi olema, aga et see ei pea olema siis töökogemus õpetajana ja see õpetajana tingimus tuleb siis sisse alates õpetaja tase 7. Chatti, ma saan aru, on kirjutatud nüüd kohe küsimus, et kas õpetaja tase 5 on tähtajatu just ja Margus juba jõudis juba vastata, et täna on õpetaja tase 5, õpetaja tase 6 ja õpetaja tase 7 on tähtajatud kutsed, et nii ta on. Ehk siis töökogemus õpetajana tasemel 5 on asendatud
see õpetajana sõna on siis asendatud pedagoogilisi ülesannete täitmise töökogemus, pedagoogilisi kompetentse eeldavaid ülesandeid täites. Nii on see täpne sõnastus. On ju. Nii, Reemol on käsi. Jah, tere. Mul ikkagi natuke segadust, või tahaks täpsustust saada. Et kui ma tahaksin nüüd minna viiendat taset tegema, mul ei ole seda küll vaja, aga et siis kas oskad tuua mõnda näidet, et millised need pedagoogilisi ülesanded täitmise kogemust, milliseid ülesandeid saades ma saaksin seda kogemuse? Ja, väga hea et oleks küsimus. nagu mingi ettekujutus. Ja väga hea, et näiteks, et kui sa oled andnud eratunde, on ju, kui sa oled osalenud asendusõpetajate programmis, on ju, teinud, ütleme, mingil moel on ju praktikat, on ju, mingisugused sellised asjad, just eraõpetaja on siin ka veel Margus kirjutanud, et peavad olema ka tegelikult ikkagi, ütleme, tõendatud, mitte see, et ma õpetasin naabri poisile, on ju, ja mul oli seal vaja pedagoogikat, on ju, et ma õpetasin talle matemaatikat näiteks, on ju. Et ütleme, et seal on kaks või tähendab, see tuleb ka järgmisel slaidil tegelikult välja, et neid me võib-olla ei oska ka täna kõike ette ära näha, on ju, et millised täpsed, ütleme siis erialad on ju, või siis ametikohad on ju, nõuaks pedagoogilisi kompetentsi on ju, mis inimestel tuleb, et võib-olla see on selline asi, mis tulevikus saab ka nagu täiendatud, aga et tasemelt 5 me ei saa oodata, et see inimene on õpetajana nagu ütleme töötanud, on ju, et see on nagu selge. Nüüd me ei saa talt ka oodata, et ta on lihtsalt inimene, kes tahab õpetajana tulla, sellepärast ta peab enda kutse taotlemisel tõendama ära, et tal on need kompetentsid õpetajana tööks. Ja me näeme ette õpetajana töötamiseks saab ta olla oma pedagoogilisi kompetentse nii-öelda proovile pannud sellega, et ta on olnud erinevaid pedagoogilisi ülesandeid täitmaas. Kas siis tõesti, nii nagu juba öeldud, on ju, eratunde andes, koolitades, kui ta juhina on kusagil olnud, on ju, tal on olnud see pedagoogiline kogemus, ta on mingisugustes programmides või muud tööülesandeid täites näidanud ka, et tal on siin lisab huvitegevuse juhendaja, on ju, paljud on siin juba chatis ka lisanud, et neid ei ole nagu, neid ei saa nagu panna kirja 1 või 2, on ju. Et neid saab olema kutseandmise korras laiendatud ja võib juhtuda, et tulevikus peab neid täiendama veel, on ju, et me praegu täna kõike ei näegi ette. Kas keegi töörühmas tahab täpsustada? No see oli 5. kohta, aga kui sa juba ütlesid, et sa oled 7. peale, kas tuleb veel slaide või ma küsin kohe 7. kohta? Tuleb, me räägime kohe ära ka selles mõttes haridusnõudest ja siis räägime ka töökogemusest nii vanemõpetaja kui meistriõpetaja puhul. Okei, selge. Aga tavaline 7, kas tavalise 7. mitte vanemõpetaja 7, või lihtsalt 7. sa ütlesid, et seal on ikkagi nõue õpetajana kogemuse omamine. Ja, töökogemus. Et ma küsin, et võib-olla, et kui ma nüüd ütleme, olen juhina töötan kuskil ja ei ole õpetajana töötanud, aga mul on magister ja ma leian, et ma võiksin seda teha, siis ma ikkagi aasta pean töötama enne õpetajana, et enne ma 7. taset ei saa taotlema tulla. Kuna kompetentside tõendamiseks, see tuleb ka ühe teemana, et kuidas siis hinnatakse ja mille alusel, me pikalt ei räägi sellest, aga et kuna kompetentside tõendamiseks täna ju peab panema kokku portfoolio ja seal peab tooma konkreetselt näiteid, et siis see on ütleme see tingimus, mis alates 7. on ju, et vähemalt 1 aasta pikkune töökogemus õpetajana on ju, et siis sul võib olla see, et sul sinuga saab sõlmida tähtajalise töölepingu on ju, sa saad selle aja jooksul ütleme saada neid kogemusi ja siis sa saad nagu tõendada ja vaadata näidetega on ju, ütleme, täita selle portfoolio, vastasel juhul oleks see lihtsalt on ju, ütleme siis, ma ei tea, teoreetilise teadmiste kontroll on ju, mida ei peaks kutseandmine ju olema. Okei, ma lõpetan kohe selle kiusamise, aga natuke selguse mõttes. Ühesõnaga põhimõtteliselt, et kui me ideaalmaailmas 5 aasta pärast on meil igale õpetaja ametikohale 5 tahtjat, siis ja nad kõik vastavad kvalifikatsioonile, siis põhimõtteliselt minul karjääri pöörajana ei ole võimalik õpetaja ametisse siseneda, sest mul ei ole võimalik kuskil õpetaja kogemust saada. Ja siis kutset ei ole mul võimalik saada, sest ma ei saa ju kuskil kogemust saada, sest minuga ei tehta mingit lepingut, sest kõik kohad on kvalifikatsioonile vastavate õpetajatega täidetud. Vist ei juhtu seda.
mina ei tea, kus sa sellisesse imeideaalmaailmasse nüüd selles mõttes satud ja ma saan aru, et see on nagu jõuliselt ka fabritseeritud, on ju, ütleme selles mõttes on ju, et ma arvan, et siis on hea võimalus ka seda nagu üle vaadata, on ju, ühesõnaga, ja need ei raiuta ju kivisse, on ju, ei kutsestandardid ega ka kutse andmise korda, aga ma ütlen veel kord, on ju, et täna on võimalik siis, no siis sa võid siseneda alates 5. on ju, ühesõnaga, või 6. on ju, ütleme, kus sul siis pedagoogilisi kompetentse justkui on vaja, on ju, kui sa nii mõtled, on ju. Aga täna ei ole see realistlik. Nii et lähme edasi, ma arvan, kui ei ole nüüd... Mina segan. Chatis on 2 küsimust. Vabandust. Evelin küsib, kas see õpetaja töökogemus võib olla ka näiteks 10 aasta tagune, mille pealt toon näiteid. Et juhul, kui vahepeal pole töötanud, kas see ka sobib? Ja, et see on nüüd selles mõttes see näide, mille kohta alati ma tean meie hindajad ja ka tegelikult on ju, kui me räägime, et siis me räägime, et võiksid need näited olla ikkagi viimase 5 aasta tagused, on ju, ütleme, või 5 aasta sees, on ju. Samas võib olla elu selline, mida me täna konkreetselt ju ei näe, et kui inimene näitab ja tõendab ära, et tal on kompetents, mida ta 10 aasta taguselt kasutas, on ju, mida ta saab ka täna, on ju, teha, et seal on küll nii palju muutunud, ma võin lihtsalt kohe nagu öelda, et seal võib tekkida küsimusi, aga me ei saa öelda kategooriliselt, et ei tohi tuua ühtegi näidet 10 aasta tagusest ajast, on ju. Ilmselgelt on inimene, kes on 10 aasta tagusel ajas olnud koolis näiteks, on ju, ütleme, varem õpetajana tööl või ka mitte koolis, on ju, õppeasutuses, et siis ta on ju vahepeal ka midagi teinud. Kui ta üldse ei ole vahepeal töötanud, on ju, ütleme, no siis tekib küsimus võib-olla, et millega ta siis tõendab ja näitab, et ta on ennast täiendanud, on ju, ütleme, ja nii edasi, sest seal on ju muid punkte veel. Et see on nagu võib-olla see küsimus, et pigem ütleme, neid näited portfoolios oleksid ikkagi 5 aasta sees olevad, aga ei saa välistada, et ka varem olnud näited, kaasa arvatud koolitused on ka ajakohased täna. Ma saan aru, et see teine küsimus on, et kas tööstaaži ka arvestatakse, et see on ka kogemus, on ju, kogukonna rahulolu, kui oled õpetajana tasemel, et riigil on kerge näha, on ju. No selles mõttes, et tööstaaži mõttes, et meil ei ole täna kutse taotlemisel eeltingimusena see, et inimene on olnud näiteks 10 aastat tööl, on ju, et siis ta kohe kvalifitseerub vanemõpetajaks või meisterõpetajaks, on ju, et kui seda mõelda, on ju, et ütleme, tööstaaž ei näita, on ju, millisel tasemel inimese kompetentsid avalduvad. Ja praegu hetkel sellisel moel, nagu see küsimus on püstitatud, on ju, et siis arvestatakse selles mahus, et inimene saab oma kogemusi näidata ja tõendada kompetentse selle kaudu, aga ei arvestata selles mahus, et 5 aastat võrdub mingi teatud tase ja 10 aastat võrdub mingi teatud muu tase, et siin sellises mõttes tööstaaži ei arvestata. Nii, aga väga super, et osalejad on muutunud äärmiselt aktiivseks. Aga no ma ju ütlesin. Selleks, et me jõuaksime kõik need mõtted läbi käia, need grupid, 13, mida Margus enne nimetas ka, et 13 meil need on, et siis me läheme nüüd edasi ja siis, kui jääb meil veel lõpus aega üle, saame jälle tulla tagasi. Aga Margit räägib ka järgmisest teemast, mis on doktorikraad ja siis hariduse nõude täitmine. Ja, et üks teema, mis ka kindlasti huvi pakkus ja küsimusi tekkis, oli siis see haridusnõue taotlemisel ja pakuti ka seda, et siis meisterõpetajalt võiks nagu doktorikraadi oodata ja ka samuti see, et siis teise mõttena siis ka see, et madalam hariduslik kvalifikatsioon, näiteks, et kui sa taotled 7. taseme kutset, on ju, et siis võiks olla 6. taseme kvalifikatsioon ka piisav. Ja me arutasime seda ja tõesti jõudsime selleni, et töörühm on väga seda meelt, on ju, et kutsesüsteemi, ütleme, laiem mõte on küll, on ju see, et omandamata ja sõltumata hariduslikust kvalifikatsioonist on siis võimalik endale kutse saada ja kuigi need on 8-tasemelised, nii akadeemiline kui siis ka töömaailma, on ju, et siis ei ole doktorikraadi nõudmist töörühma arvates siis otstarbekas nii-öelda vajalikuks pidada, sellepärast, et näiteks just seesama kogemus ja praktika, millest me siin rääkisime, et saab ka 8. taseme pädevusi omandada selle kaudu.
ja see täidab ära selle esimese poole sellest tagasiside küsimusest või soovitusest. Ja teine on siis, et töörühm arutas ja rääkis, et tõesti 6. tasemel on eelduseks bakalaureusekraad ja 7. ja 8. taseme eelduseks on magistrikraad sõltumata erialast, sõltumata sellest, millisest kutsest, ja see on väga tihedalt seotud ühelt poolt siis õpetajatele esitatavate kvalifikatsiooninõuetega ja teiselt poolt ka see, et oleks nende erinevate tasemete selgus. Ehk siis, et meisterõpetaja kutset saab ka ilma doktorikraadita ja kindlasti ei ole doktorikraad, ei saa sinna võrdusmärki panna, et see on kohe meisterõpetaja kutse, ja teine on siis see teine punkt siis siin sellel slaidil näitab siis töörühma seda otsust, et bakalaureuse-kraad on 6. taseme ja alates 7. tasemest on magistrikraad õpetajakutse eelduseks. Just. Kas siin on kellelgi Margitile küsimusi? Ja tervist, Rasmus Kitsanen, mina olen autos, seega ma oma nägu näidata ei saa, aga ma tahan siin kuulajatele täiendada seda, et olles õpetajakutse töörühmas huvihariduse esindaja, siis selles osas huviharidus jäi eriarvamusele. Ehk siis huvihariduse seisukoht oli, et õpetajakutse taotlemisel akadeemilise tasandi või lävendi nõue ei ole mõistlik. Ja täpselt sama seisukoha kujundas ka Haridus- ja Teadusministeerium, kelle poole kutsetöörühm pöördus, ja sama seisukoha kujundas ka noorte valdkonna kvalifikatsiooninõuete väljatöötamise töörühm. Aitäh! Nii. Kas me liigume edasi? Aitäh, Rasmus. Nii, aga Margit räägib ka järgmisest küsimusest meile. Ja siis liigume edasi järgmiste töörühma liikmetega. Aga töökogemusest oli siis korra jutt, ütleme, ja oli siis ka jutt, et kas ja kuidas ja kui pikk see on, et üks eeldus või üks soovitusi oli siis see, et määratleda vanemõpetaja ja meisterõpetaja kutse taotlemise eeldusena töökogemuse kestus aastate eest ja töörühm arutas ja leidis, et see aastate lõikes ei ole seda nagu otseselt mõistlik ja mõttekas ka panna, sellepärast, et me ei saa piirata kindla ajalise kestusega. Seal võib olla väga palju erisusi, seal võib olla individuaalseid ja muid erisusi, aga ütleme siis, et lisaks sellele, et sul peab olema vähemalt aastane töökogemus õpetajana, et üleüldse tulla kutset taotlema selleks, et oma portfoolio kokku panna, et see on kindlasti paigas, aga see, millisel tasemel ja kuidas sa ennast arendad ja edasi liigud professionaalses arengus ja ennast täiendad ja kompetentsi arendad, et seda ei ole võimalik ja mõistlik ka tegelikult aastatega piirata. Samas siis kindlasti on võimalik erineval moel, ütleme siin, et see enesetäiendus on ju siin juures, seda ei ole siin nagu töökogemuse all, aga et kui kestust ajaliselt ei ole mõistlik panna, oli töörühma kindel seisukoht. Margus lõpetas ära jagamise, aga tuleme tagasi, et Reemo, sul oli sellega seoses on ju eelnevalt on ju seal mingi küsimus, kas see kattis nüüd selle praegu ära või mitte? Jah, tundub, et ma enne sain ka selle vastuse, et kui et vajadusel tulevikus me võime vaadata, aga et niikaua kuni meil õpetajaid nagunii puudus on, siis ei ole ohtu, et keegi ei saaks talle leida üheaastast lepingut, et kvalile vastavusse ennast viia. Minu küsimus oligi see, et kas ma saan tulla mitteõpetaja ametist ikkagi kutset taotlema, või mitte õpetaja ametit pidavana siis ütleme, või õpetaja ameti kohta täitvana, võin õigemasti öelda. Et selles ei ole erisust, on ju, et kui täna karjääripöörajaid väga toetatakse, ütleme siis õpetaja kutse ja õpetaja ametisse sisenemisele ja Eesti on selles kohas nagu väga tubli, on ju,
siis me saame öelda, et me oleme pigem toonud selle sisse, et ka karjääripöörajad peaksid enda töökogemust vähemalt 1 õppeaasta jooksul ennem proovima ja tegelikult nad peaksid siis, ja see on nende enda kasuks selleks, et olla võimeline tõendada enda kompetentse kutse taotlemise protsessis. Et see on võib-olla kõige selgem. Ja kui ei ole nüüd praegu siit, ma vaatan korra, kas tuli chatti mingi mõte? Ma veel korra täiendan juurde kõikidele kuulajatele, et oluline on kindlasti teadvustada ja aru saada sellelt, et kutsestandard ei ole see raamistik ja see dokument, mis hakkab reguleerima erinevates haridusvaldkondades kvalifikatsiooninõudeid õpetajatele, et neid reguleeritakse ikkagi teistel tasanditel ja kutsestandard pigem nagu raamistikus lähtub sellest, aga mingisuguseid piiranguid niikuinii kunagi seada ei saa. Ja siin oli küsimus praegu, aga jälle kiire vastaja on meil juba vastanud ka, et kas osalise koormusega töötamine, et siin ei ole nagu täpsustatud, millise tunnimahuga ütleme, peab töötama, et see on praegu, et see õppeaasta kogemus ütleme, sul peab olema õppeaasta kogemus, aga ma ütlen veel kord, et isiklikust kogemusest tean öelda, et 1 tunni pealt terves aasta jooksul ei pruugi ka võib-olla siis nagu kõiki kogemusi koolis kätte saada, nii et selles mõttes tuleb kasuks ikkagi, et kui on rohkem, siis ei pea võib-olla ka kutset tulema taotlema, et need, kes tegelikult ka täna, nii nagu viidates sellele, mida Rasmus ütles, et täna see kvalifikatsiooninõuete järgi valikkursuste õpetajal ütleme, on teistsugused kvalifikatsiooninõuded, nii et selles mõttes, et kõik need, kes arvavad, et nad ei saa koolis töötada, andes 1 tundi valikkursust ilma õpetaja kutseta, siis nii see ei ole. Ja erialapõhine ka kindlasti ei ole, millele selles mõttes on ka juba vastatud, et õpetaja kutse ei ole siis, et ei ole eraldi õpetaja tase 7 matemaatika ja õpetaja tase 7 eesti keele ja õpetaja tase 7 kehalise või liikumisõpetuse õpetaja kutset. Aga mina annan... Ma korraks täpsustaks lihtsalt, et siin võib tekkida nüüd segadus, et kui üliõpilane astub uuesti magistriõppesse õpetajakoolituses ja teist eriala õppima, siis lihtsalt on see, et ülikooli lõputingimuseks on kutse koos magistrikraadiga ja see on nagu üks osa õpingutest, ehk et selles mõttes ta peab taotlema nagu uuesti ka kutset, mis siis, et tal on. Ja neid case'e meil on, kus õpetaja, kes on tulnud tegelikult teist magistrit, tal on olemas ka meisterõpetaja tase, ta ikkagi saab uuesti ka selle 7, sest see on õpingute käigus saadud kutse. Et siin tuleb nagu seda aru saada, et üks on töömaailma, mida siis õpetajate liit hindab, ja teine on õpingute käigus saadud kutse, ja kuna see on üks osa ka õpingute lõpetamises, siis selle tõttu tuleb nagu teha uuesti. Justkui, sest põhipraktikad ja kõik muud tehakse ka selles uues ainevaldkonnas ja sellega seoses ka siis saadakse lõpuks uuesti ka kutse. Ma korra kommenteerin, siin on Jaanus on küsinud, et mis sai komisjonis Rasmuse poolt märgitud eriarvamusest erinevate tasemete hariduslike nõuete kohta ja kas komisjon huvihariduse ja HTM-i ettepanekut ei arvestanud. Me ei saa seda öelda, et me ei ole päris arvestanud, sellepärast, et see on üks küsimus, mille me viime hariduse kutsenõukogu ette. Hariduse kutsenõukogu on ju see organ, kes tegelikult kutsestandardid kinnitab. Töörühm saab esitada eelnõud sellisel kujul, nagu töörühm peab seda õigeks ja otsuse teeb ikkagi hariduse kutsenõukogu. Ja ma korra võib-olla praegu siin ka nagu, et Jaana küsimusele, et ütleme, Margus küll ütles jah, aga ma siis ka täpsustaks, et õpingute käigus, et me eeldame, et see on näiteks õpetaja tase 7, ütleme, ja samamoodi, ütleme, et seal võib väike erisus olla, aga põhimõtteliselt ju, et kui on 2 kutsetunnistust, mis on üks on saadud ülikoolis lõpetades magistriõppe ja saades õpetaja tase 7 ja teine on töömaailma kaudu, siis kutsetunnistus on seesama õpetaja tase 7 ja see kutsetase on nagu sama, et selles mõttes on see nagu ütleme jah, võrdväärne, et nende taotlemised võivad olla erinevad selles mõttes, et ülikoolis ta teeb ju õpingute jooksul, kogub kokku, tõendab endal neid kompetentse ja töömaailma kutset taotledes tuleb see portfoolio kokku panna. Aga mina annan sõnajärje edasi tegelikult Tiinale, et Tiina saab liikuda järgmise teemaga edasi ja siis me võime vajadusel jälle tagasi tulla. Margit, veel enne, kui ma Tiinale järgmise slaidi panen, väikene nüanss, eks ole, et tegelikult ülikooli lõpetamisel isegi ei saa kutsetunnistust. See on nagu see vahe, et kutsetunnistuse saab ainult kutset taotledes kutseandja juures.
ülikooli lõpetamisel antakse kutse, mis märgitakse akadeemilisele õiendile. Kutseregistri mõttes on lõpuks tulemus samasugune. Inimesel kas on või ei ole kutset. Ja nüüd, aga kutset ei saa olla sama kutset mitu korda, eks ole. Et lõpuks see üliõpilane, keda Katrin Poom-Valitskis enne välja tõi, tema ei saa kutseregistris endale uut märget, aga nagu Katrin ütleski, ta saab tegelikult lõpetada ülikooli uuel erialal. See on see mõttekoht. Ja mina korraks tänan kõiki eelkõnelejaid, väga põnev arutelu, aga Sigrid Ester Tani on soovitanud kõigile pöörduda Kutsekoja lehele, et tutvuda Eesti kvalifikatsiooniraamistiku ja haridustasemete seostamisest, mis on samuti leitav samas on leitav ka kvalifikatsiooniraamistiku tasemete kirjelduse juhendmaterjali tutvustav artikkel, et kel jäi sellel kohal midagi võib-olla arusaamatuks, et saab siis ennast kurssi viia seal. Aitäh, Sigrid. Ja nüüd oli kellelgi mingi... Jaanus korra veel tõstas selle sama küsimuse, millele Rasmus viitas, eks ole, et me oleme nüüd viimase 2 nädala jooksul saanud 2 korda oma töörühmaga kokku. 1 kord pool päeva, teine kord ainult 4 tundi. Viimati esmaspäeva õhtul kella 8:30, 8:30. Ja mis ma tahtsin nagu öelda on see, et me oleme põhjalikult kaalunud kõiki neid küsimusi ja praegu selles konkreetses küsimuses oli meil 2 põhilist argumenti. Üks oli selgus taotlejate jaoks, teine oli kvaliteedinõude argument. Ja see on üks keeruline arutelu. Selgus on kõigepealt see, et kui me võtame, meil on tõesti kutsestandardõpetaja 3 mõnevõrra erinevale sihtrühmale. Kooliõpetajad, lasteaiaõpetajad, huvihariduse õpetajad. Ja on loomulikult olnud raske neile vajalikku ühte standardisse kokku panna. Nüüd, kui me võtame huvihariduse seisukohast, siis võib kõlada nagu mõte mõistlikult, et huvihariduse õpetajatel oleks lihtsam liikuda 7. ja 8. tasemele, kui neil ei oleks seal ees haridusliku kvalifikatsiooni nõuet. Mõistetav. Nüüd, mis teeb keeruliseks, ütleme, et sama asi võiks ju lasteaiaõpetajatel olla, kui me mõtleme analoogiat. Lasteaiaõpetaja kvalifikatsiooni nõudeks on täna bakalaureuse kraad. Ja meil on täna 8000 lasteaiaõpetajat, kellest 1500 on magistrikraadiga, ülejäänud 6500 on bakalaureuse kraadiga. Lasteaednike liit arutas seda pikalt ja leidis samuti, et nende jaoks on oluline, et mis sest, et suurel osal lasteaiaõpetajatest ei ole magistrikraadi, nad peavad põhjendatuks just nimelt selle teise argumendi pärast, mis ennem kõlas, magistrikraadi nõuet õpetaja tase 7, vanemõpetaja tase 7, meistriõpetaja tase 8 kutsetel. Just seepärast, et väärtustada hariduslikku kvalifikatsiooni. Ja kui me mõtleme nüüd 3. rühmale, kooliõpetajate rühmale, siis kui meil oleks tõepoolest nii, et õpetaja tase 7 kutset võib taotleda bakalaureuse kraadiga, ehk siis 1 haridusliku kvalifikatsiooni aste madalamalt, siis see saadaks suurele osale ja õpetajaid on kõige rohkem kooliõpetajate hulgas kahtlemata, või ütleme, kõige suurem õpetajate osakaal on kooliõpetajatel, siis see saadaks neile sõnumi, et aga mul on kutse olemas ja miks mul ei lubata õpetada? Sest kvalifikatsiooninõuded ütlevad, et mul on vaja magistrikraadi kooliõpetajana töötamiseks. Meie saadame kutsestandardi ja kutse taotlemise protsessiga sõnumi, et piisab bakalaureuse kraadist. Sa saad õpetaja kutse, kuigi sa töötada ei või. Ehk siis see oleks eksitav. Ja kvaliteedi koha pealt ongi siis see, et just nimelt, et me tõepoolest oleme siis ülejäänud komisjoni liikmed praegu seisukohal, et me peame hoidma Eestis kõrget hariduse kvaliteedi nõuet. Me saame aru sellest, et ka kooliõpetajate hulgas võib vastuargument olla, et meil kasvab järjest kvalifikatsioonita õpetajate osakaal. Paar aastat tagasi oli 19, eelmine aasta 21% vist, kui ma õigesti tean. See kasvab aasta-aastalt kiiresti. Aga see aasta 24. 24 juba just nimelt. Aga me oleme praegu seisukohal, et kvalifikatsiooni nõuete langetamine ei ole lahendus haridusmaailmale.
ja seepärast me leiame, et on nagu mõistlik selle haridusliku kvalifikatsiooni eeltingimuse seadmine ja seejuures tugev kommunikatsioon, et suunata õpetajaid õppima. Ükskõik, kas nad on huvihariduse, alushariduse või üldhariduse õpetajad. Ja veel igaks juhuks selgituseks, et aitäh Edale juba. Ja nüüd huviharidusõpetajal loomulikult on võimalik ka meidi sõnumi järgi, eks ole, kutseõpetaja, kutsestandardi järgi, eks ole, edasi liikuda. Aga mis me tahame veel nagu öelda, on see, et see kvalifikatsioon, mida nüüd haridusliku kvalifikatsiooni oodatakse, võib olla ükskõik milline magistrikraad. See tähendab, see ei pea olema pedagoogiline haridus, mis neil peab olema magistri tasemel. Ja kõigis siis ka huvihariduse valdkondades, mida vist on 6, eks ole, meil huviharidusseaduse järgi, et siis kõigis nendes on võimalik väga lihtsasti, on see näiteks loodusvaldkonnas, on võimalik loodusteaduslik magistrikraad, on see spordivaldkonnas, on kehakultuuri magistrikraad ja nii edasi, et need võimalused on olemas, et võimalusi kuskil nagu keegi ei piira, me suuname lihtsalt kvaliteedi ja selguse suunas. Aitäh, Margus, see oli suurepärane selgitus ja mulle jälle hea kordamine. Aga lisaks ma saan ära märkida ka selle, et kui me tegime eripedagoogide ja sotsiaalpedagoogide kutsestandardid, siis nendel on samamoodi tegelikult magistrikraad 7. taseme kutse taotlemisel. Nii, aga liigume siis edasi ja järg on Tiina käes. Ma natuke vabandan mu karuse hääle puhul lasteaias ja liikumine, see kevad teeb alati mu häälele mõnusat tonaalsust juurde. Aga meil tuli ka tagasisidest välja, et kas lapsehoidja ja abiõpetaja kutsete vahele võib justkui võrdusmärgi panna. Millised need siis lasteaia abiõpetaja kvalifikatsiooni nõuded on? Need on siis keskharidus, lapsehoidja kutse ning eesti keele oskus siis vastavalt keeleseadusele või siis vähemalt keskharidus, pedagoogilised kompetentsid ja eesti keele oskus. Me teame ka seda, et tegelikult lasteaias töötavad abiõpetajatel ei pea olema ainult see lapsehoidja kutse, et siin võivad siis olla aluseks ka pedagoogilised kompetentsid. Ja see lapsehoidja kutsestandard kehtib veel aasta, seda hakatakse ka uuendama ja uuendamise käigus siis on vaja neil siis viia kooskõlla juba see tase 5 õpetaja kutsestandardiga. Ma eile vestlesin ka HTM-is alushariduse valdkonna juhi Maila Rajametsaga ja täpsustasin veel üle ja ta ütles ka, et kui nüüd võeti vastu see uus alushariduse seadus, siis seda õpetaja tase 5 kutsestandardit ju veel ei olnud. Aga kui see nüüd võetakse vastu, siis ka abiõpetajad lasteaias saavad või juhid saavad siis nende kompetentse hinnata läbi siis õpetaja tase 5 kompetentside. Ehk et see on nüüd see sõnum, mida ma siis ka teile edastan. Et ei teagi, on siin veel, et mida ma tean ka seda, et huviharidusel ei ole veel see ikkagi vabariiklikult ära reglementeeritud. Tõsi, need nõuded on reglementeeritud KOV-ide tasandil, aga võib-olla jällegi Rasmus oskab siin jällegi täpsustada, et kas ja kuna on siis see kvalifikatsiooninõuded huvihariduskoolis plaanis ära reglementeerida. Nii, Rasmus, kas sa tahad kommenteerida? Mitte. Ja tahan kommenteerida. Võttis hetke aega, et mikrofon sisse lülitada. Hetkel on teada, et uue planeeritud huvihariduse seaduse väljatöötamise ettepanek või väljatöötamise kavatsus on poliitilistel põhjustel peatatud, seega mitte mingisuguseid konkreetseid tähtaegu ei ole. Aga poliitilisel tasandil uue koalitsioonileppe selvimise valguses võib juhtuda, et see teema tuleb jälle uuesti lauale. Ehk siis hetkel on tõepoolest huvihariduses õpetajatele seatud kvalifikatsiooni nõudeks koolipidaja poolt seatud nõuded. Aitäh, Rasmus.
Ja Tiina teemas on chati tulnud ka küsimus, millele Margus on jõudnud vastata, et kas bakalaureus on võrdne rakendusliku kõrgharidusega, on küsimus, kuna lasteaedades on väga palju just keskeriharidusega õpetajaid, et kas nemad kvalifitseeruvad siis bakalaureuse kraadi alla, mille peale Margus on siis vastuse öelnud, et jah, et kui Tiina soovib midagi juurde lisada. Seal on rakenduskõrgharidus, eks ju, keskharidusega ei saa kuuend. Keskeri oli. Ja ma ise ka vabandan, ma ei pannud kohe tähele, ma valisin ühesõnaga bakalaureus rakendusharidusega küll, mitte keskeriga. Mitte keskeriga, jah. Aga kuidas siis nende õpetajatega on, kellel on lasteaias keskeriharidus? Mis neist saab? Jah. Jah, ega siis ongi, kui ta seal majas töötab, siis ta võib-olla seal majas töötab lõpuni, aga uude maja töötama minnes, siis peab selle uue maja direktor otsustama, sest et tegelikult ta ju ei vasta kvalifikatsiooninõuetele, ta peab olema bakalaureuse kraad ju. Ja ma tahtsin ka täpsustuseks küsida, kuna ma ise jagan ekraani, ma ei saa pärast haridussilma minna. Ma arvan, me räägime väga väikesest hulgast lasteaiaõpetajatest. Minu mälu oli ümmarguselt ikkagi 6500 bakalaureuse kraadiga või rakendusliku kõrgharidusega, eks ole, ja 1500. Me räägime sellest, et meil on tegelikult täna koolis ka põhiharidusega üldhariduskoolis õpetajaid. Et see on nagu erandjuhtum, eks ole, et vist ei ole keskeriharidusega palju, aga haridussilmast saab kohe vaadata, et kas see on nagu suur teema, mul on käsi püsti. Mul on küsimus, et kas meil praegusel hetkel need nimetatud keskeri haridusega inimesed, kas nad praegusel hetkel vastavad kvalifikatsiooninõuetele? Selliselt, et mitte... Ma ei mõtlegi, et kas nad kutset omavad, aga kas nad kvalifikatsiooninõuetele vastavad, sest siiani on olnud paljudel juhtudel see, et kui uued kvalifikatsiooninõuded kehtestatakse, siis loetakse ainult need, kes sel hetkel on vastanud, loetakse ikkagi ka vastanuteks, et kas nüüd midagi muutub selles osas või mitte, see on nagu minu küsimus. Heda Kala on vastanud täpselt Reimo küsimusele, et keskeriharidusega vastab kvalifikatsioonile ja võib töötada. Et kui Heda soovib midagi kommenteerida kõigile kuuldes, siis... Ja, ma soovin kommenteerida, ma ei leia omale seda kust kätt panna paika. Aga praeguses alushariduse seaduses on rakendussätetes ka selgelt, kas on kuulda? Ja, on kuulda. Selgelt kirjas, et kõik õpetajad, kes on töötanud lasteaiaõpetajana keskeriharidusega, üldjuhul on see erialane keskeriharidus, võivad töötada, nad vastavad kvalifikatsioonile. Muidugi on asutuse juhi otsustada värbamisel, aga pole probleemi, kui on vajadus ja sõltub ju ka isikust ja inimesest, et ka uuesti tööle võtta teise majja. Nii et töötada nad saavad, aga tõesti nagu nähtub, siis kutse taotlemisel nad ei vasta. Aga töötada kvalifikatsioonile nad vastavad. Siin ongi see kaks ise asja, eks ole, kutse omistamine ja kvalifikatsioonile vastavus. Ja neid ei ole sugugi mitte väga vähe, mul kahjuks ei ole hetkel andmeid, kui palju neid olla võib, aga nad on vanuses kindlasti alla 50 aasta, nii et täiesti arvestatav osa töötajatest ja me võtame neid üldjuhul hea meelega tööle ka. Aitäh, Heda. Ja Jaana küsib chatis kohe antud teema juures, et kas kui lasteaiaõpetajal on diplom, millel on kirjas lasteaiakasvataja, et lõpetas Rakvere pedagoogikakooli, kas siis see vastab kvalifikatsioonile? Ja, nad ongi lõpetanud sel ajal, kui lõpudiplomil oli kasvataja, sest õpetaja tuli ju alles 93. või 98. aastal, nii et ja, loomulikult.
ainult jällegi, kui tal on seal see mitte nüüd kõrgharidus, siis ta ei saa kutse taotlemisprotsessi siseneda. Ikka, nad olidki keskeriharidusega tasemega lõpetasid. Ja. Nii, hästi, aga liigume edasi. Kell on väga halastamatu meie suhtes, nii et teemad on kõik põnevad ja kindlasti juttu jätkuks mitmeks tunniks. Aga mina annan siit nüüd sõna Katrinile. Jah, aitäh. Ja juba ennem võtsin sõna, aga ütlen veel nüüd korra tere ka. Et tõepoolest, et meie esialgses tööversioonis me rõhutasime just seda iga õppija tundmise olulisust. Üks kommentaar oli sellest, et kohta, et kas alati, et kui on väga palju neid õpilasi ja oleneb ju koormusest, et kas on reaalne õppida tundma igat õppijat, siis jällegi, et me kindlasti ei määratle seda sügavusastet, et kui palju ja mil määral, kuid samas on ju selge see, et ka õpet kavandada ilma, et sa saaks aru, kes sul seal klassis on, mis nende võimekus, teadmised, oskused, tase on, ükskõik kas siis keeleline või antud ainevaldkonnas või tegutsemisvaldkonnas, siis ei saa ma ju ka seda õpet planeerida ega kavandada, nii et mingil määral tuleb kindlasti iga õppijat tunda ja selge on ka see, et mida paremini ma neid õppijaid tunnen, seda paremini ma oskan ka tegelikult seda õpet planeerida. Küll aga ehk et see üks märkus oli see, et see sügavus, et loomulikult, kui mul võib-olla on, ma oskan tuua võib-olla kooli näited, et kui ma olen seal valikaine õpetaja või tõesti mul väga vähe neid tunde, võib-olla ka mingi B-keele õpetaja, kellel, aga siis jällegi on õppijaid ka vähe, et võib-olla tõesti, et see sügavuse tase või aste võib olla erinev, aga kindlasti õppijate tundmaõppimine on ja nende eripärade ja vajadustega arvestamine oluline. Küll, mis aga tuli lisaks, et rõhutati ka seda, et lisaks õppija individuaalsete eripärade tundmaõppimisel oleks oluline ka siis kas rühma või klassi tundmaõppimine ja selle me ka tegelikult lisasime, sest tõepoolest lisaks sellele, et individuaalselt õppijaid tunda on oluline ka mõista tegelikult neid sotsiaalseid suhteid, mis selles rühmas või klassiruumis siis toimivad ja nendega ka arvestada ja eriti, kui me räägime ka sellest, et selline suhete kujundamine, koostööste protsesside kujundamine on üks oluline aspekt, siis jällegi, et seal tuleb kindlasti ka seda rühma sellist ja grupiprotsesse siis selles rühmas arvestada, et millised need suhted on ja kuidas neid mõjutada. Et ühesõnaga lisandusime selle rühma lisaks õppijale, et pidada silmas siis kas gruppi, klassi või rühma, aga õppija tundmaõppimine on igal juhul see primaarne ja esmane. Nii et ma ei tea. Aitäh, Katrin. Kas Katrinil on küsimusi? Ei ole hetkel, aga Reemo Voltri tegi vahepeal alushariduse uuringuid haridussilmast, et keda huvitab, siis võib silma peale visata chati. Aitäh. Ja Katrin saab ka jätkata. Aine ja eriala tundmine, et olles ka eelmise kutsestandardi töörühmas, siis tegelikult ka, kus ta oli selline ainealane pädevus, oli siis läbiva pädevusena kirjas siis kutseoskuste kirjelduste all, siis oli ka natukene seda tagasisidet, et justkui, et kas ainealane teadmine ja eriala tundmine ei olegi oluline. Ja samas on selge see, et õpetaja kutsestandard kindlasti kirjeldab õpetaja ametikutseoskusi. Samas on täiesti selge, et ilma ainealase või valdkonna pädevuseta ehk ilma tundmata seda valdkonda ainet eriala, mida see siis õpetaja õpetab või milles pädevusi, kompetentse arendab oma õppijates, ei ole ka võimalik õpetada. Ehk et oluline on siis nii ainealane, pedagoogiline kui see ainedidaktiline kompetents. Et oleme siis ka selles standardis tegelikult toonud välja siis eraldi ainesisu käsitlemise, mis on siis B32 ehk õppijate toetamise osas, kus on see aine või eriala tundmine eraldi välja toodud, aga lisaks samamoodi siis kajastub ta ka selles pedagoogilises asjatundlikkuses, mis puudutab õpetamist, et nii nagu ma ütlesin, et ilma
aine või selle valdkonna teadmisteta, mida siis õpetatakse, ei ole ka võimalik hea ja pedagoogiliselt asjatundlik või hea õpetamine. Ja kolmandaks tegelikult see ainealane teadmine peegeldub või selle olulisus ja ka selle uuendamisvajadus tuleb välja ka siis professionaalse arengu aspektis, kus on siis just selline valdkonna uuenduste teaduskirjanduse uuringutega kursis olek toodud välja eraldi väga olulise pädevusena ja selle eest peab siis õpetajaga kogu aeg hoolitsema, et olla ka siis oma aine eriala valdkonnas asjatundlik. Kas keegi tahab sekkuda? Küsida? Kommenteerida? Katrinile küsimusi praegu ma ei näe, kuid Rasmus on kirjutanud veel pika vastuse enda huvihariduse esindajana, et kel soovi saab lugeda. Aga Margit, ammu ei ole kuulnud sinu häält. Lähme edasi hindamisega. Ja, et väga paljud küsimuste või nagu tagasisidena erinevate kommentaaridega, kommentaaride ja seal isegi ei olnud küsimusi ja ettepanekuid, aga lihtsalt kommentaaridena tõstatus see, et kuidas siis ühte või teist kompetentsi tõendada või hinnata. Ja see võib olla arusaadav inimestele, nii neile, kes ei ole varem kutset taotlenud, õpetaja kutseprotsessis osalenud, kui ka neile, kes tegelikult võib-olla on, et on uued terminid ja mõtlevad siis, et kuidas seda siis tõendada. Ja selle koha pealt saab siis öelda, et nii kutse andmise kord kui ka hindamisstandardid on need, mis aitavad vastust ja selgust sellele saada. Ja see tähendab seda, et tihtipeale ei saa olla ainult ühte moodust, kuidas ühte või teist konkreetset kompetentsi saab tõendada. Ja sellele me viitame siin, et see taotlejate loovus kompetentside tõendamisele ja teistpidi hindajate pädevus nende hindamisel. See ei tähenda loomulikult seda, et saab minna väga kaugele kosmosesse, ehk siis tuleb ikkagi kinni hoida sellest, mida on kirjutatud ja tõendada seda enda töökogemusest lähtuvalt. Aga kuna kutsestandardis ei ole tööülesandeid loetletud, vaid on loetletud tööülesannete täitmiseks vajalikke kompetentse, siis seda tuleb ka silmas pidada, et erinevatel õpetajatel, erinevatel taotlejatel võivad olla olnud erinevad tööülesanded erinevate kompetentside avaldumisel. Ehk siis, et üks õpetaja ühes koolis võib olla täitnud ühte tööülesannet ja teine on teises täitnud hoopis teistsugust ülesannet ja mõlemal avaldub seesama kompetents, et sellega tuleb arvestada. Ja kindlasti ei ole siis siin mõeldud seda, et paber kannatab kõike, et hindajad väga selgelt saavad aru, kui inimene luuletab ja ainult siis teoreetilisel plaanis või teoreetiliselt filosofeerides või siis ka ainult teooriatele tuginedes proovib siis portfoolios midagi välja tuua, et on küll tegevusnäitajate tõendamiseks väga hea see, et õpetaja mitte ainuüksi siis ei ütle, mida ta teinud on, vaid ka võib-olla toob videosid, et me loodame, et äkki arvestades loomulikult kõiki isikukaitse ja andmekaitse seadusi, siis on võimalik videotes enda tunni analüüse teha ja nii edasi. Nii et ütleme, et see, kuidas õpetaja tõendab, võib olla erinev, aga oma töös kasutatu põhjal saab ta seda teha. Nii et kui on mure selle kohta, et kas ja kuidas, siis me loodame, et see mure saab sellega põhjalikumalt lahendatud, mis saab olema hindamisstandardis, kus saab taotlejale selgemalt anda suuniseid selle kohta, et mida millegagi saab tõendada ja see aitab. Ja selle tõttu ei ole see kutsestandardi koht, et mida ja kuidas hinnatakse, vaid siis kutseandmise korra ja hindamistandardite koht. Piret Karu-Margit küsib, kas praegune standard kehtib kuni 5. novembrini 2026. Ma ei tea täpselt, kas küsimus on kutsestandardi või hindamisstandardi kohta.
Ma arvan, et tähendab, seal on mõlemat, on ju, et tänane hindamisstandard ei saa kehtida ilma uue või tähendab, uue kutsestandardi puhul ei saa kehtida vana hindamisstandard ja praegune kutsestandard kehtib senikaua, kuni uued vastu võetakse. Sellest oli siin alguses ka juttu ja see on nüüd see koht, nii et täna on küll et vastab tõele, et 5. novembrini 2026 on kinnitatud praegu kehtivad kutsestandardid, kuna see on tavapraktika, et kinnitatakse 2 aasta, nagu ütleme siis sellise intervalliga nad, aga niipea kui võetakse vastu uued kutsestandardid, siis vanad kutsestandardid kaotavad kehtivuse. Maris saab Kutsekojast mind täiendada, aga see peaks see hetkeseis olema. Ja Margiti kajastatud hetkeseis vastab tõele, et standardid kehtivad 5. novembrini 2026 praegult hetkel. Kui nüüd kutsenõukogu standardid kinnitab, siis võib tekkida vahepeal see olukord, kus meil tegelikult kehtivad ka vanad standardid, uued on ka kehtivad, aga neid asutatakse rakendama sügisest, sellepärast et meil on nüüd kevadel, peaksid taotlejad saama taotleda veel täna kehtiva kutsestandardi alusel oma kutset ja uute standardite alusel siis alates sügisest. Et need pannakse paika kõik täpselt siis kutsenõukogu otsuses, need kehtivusajad. Omalt poolt ka hariduse kutsenõukogu esimehena igaks juhuks nagu selgituseks mõte ongi see, et midagi ei ole otsustatud, see kuupäev ka, et see on hariduse kutsenõukogu pädevuses. Koosolek on praegu planeeritud 16. aprill. Nii et siis selgub ja siis otsustatakse, et kui kaua kehtib, et plaan on see, et sügisest võiks hakata uus kehtima, et seda kindlust ei ole. Piretile kindlasti eks see vastuseks, et ei ole nii, et ilmselt 26. aastal ka veel saab vana kutsestandardi, praegu kehtiva kutsestandardi järgi kutset taotleda. Et praegu soov on otsust teha nii, et 1. septembrist oleks ikkagi uus jõustunud ja siis käib kõik uue järgi. Ja, lihtsalt neid täna kehtivaid kutsestandardeid natukene mõni aeg tagasi pikendati, kuna nende standardite kehtivusaeg hakkas lõppema, samas töörühm vajas veel töö tegemiseks aega ja tavapärane samm standardite pikendamisel on see, et pikendatakse 8 aastaks, et lihtsalt vältida olukorda, kus neid on vaja jälle hakata pikendama, kuna näiteks standardi töörühma töö on võtnud tavapärasest rohkem aega või on siis avalikkuse poolt suurem huvi olnud ja on väga palju ettepanekuid tulnud. Et siin on erinevad situatsioonid tegelikult, mis tõttu on pikendatud, aga see tavapärane samm on 2 aastat pikendamisel. Nii, ma saan aru, et me võime edasi liikuda. Kas on kellelgi kätt püsti ei ole? Ma vähemalt ei näe. Chatis ma ei näe ka uusi küsimusi, aga nüüd Taavi. Ja, aitäh, Maris, et see 11. punkt võib-olla ka töörühma jaoks laiemalt peegeldub ka selles, et kuna õpetaja on selline keskne figuur arengu ja kujunemise toetamisel, et siis vahepeal on arusaadav ka see soov, et sinna kutsestandardisse soovitakse kogu maailm ära mahutada. Et eks ka töörühm pidi vahepeal sellega natukene nagu maadlema, et kui palju, kui detailselt me ikkagi jõuame seal ära kirjeldada, et siiski see karjääri teema, karjääri kujundamise teema, seda tegelikult nii ütleme õppuri kui ka õpetaja enda vaatevinklist on hästi olulised ja me väga tänuväärselt tagasisidet ka sel teemal saime, et siis me selle võib-olla suurema muutusena tegelikult tõime selle karjääri kujundamise oskuse ka siis õpetajate tuleviku oskuste all eraldi välja. Kus töörühm ei pidanud muudatusi vajalikuks ja tegelikult ka näiteks tegevusnäitajates ja kompetentsides tehti ka ettepanekuid, et kas see karjääri kujundamine või karjääriharidus võiks olla kuidagi eraldi rõhutatud, et töörühm leidis, et me praegu tegelikult oleme juba seal õppijate toetamise kompetentsi all, muuhulgas siis või sealhulgas näiteks õppija võimestamise juures oleme tegelikult selle vastutuse õppimise arengu eest välja toonud
ja usume, et see karjääri kujundamise või karjäärihariduse pool on seal ikkagi esinduslikult kajastatud. Aga kindlasti nii tegelikult õpetajate kui õppurite puhul see karjääri planeerimine ja mis on vahetult seotud, eks ole, ka enesearenguga või professionaalse arenguga, näiteks õpetaja puhul. Et see kindlasti on oluline ja väärib markeerimist. Et praegu töörühm tunneb, et see on nii õpetajate kui õppurite puhul ilusti kajastatud. Selle kohta küsimusi, kommentaare? Praegu ei paista. Praegu ei paista. Liigume edasi. Margit, sõna jälle sulle. Ja, et üks teema veel, mis on siis eeltingimusena siis tõstatunud, on siis enesetäiendus ja täiendusõppe. Ja pöörduti siis selle juurde, et teatud tundide maht täiendkoolitust oleks justkui ootus lisada, et teadaolevalt aastaid tagasi oli õpetajatel siis 5-aastane 160 tunni täiendkoolituse nõue ja võib-olla sellest tulenevalt või siis ka muudest põhjustest lähtuvalt, kui meie arutasime töörühmana ja ka kuidas ja mida tähendab ka kutsesüsteemi mõttena, siis kindlasti ei saa õpetaja puhul konkreetseid tundide mahtu siin välja tuua selleks, et kas siis järgmist taset või siis ka enesetäienduse siis ütleme nõuda. Jah, me arutasime seda, et kindlasti ei saa see olla ka nagu ütleme 1-2 aga 1-2 tundi, aga seda ei ole niimoodi sellisel moel reguleeritud, sest see millisel moel õpetajad siis ennast täiendavad, see võib olla erinevatel õpetajatel ja enesetäienduse alla lihtsalt ei lähe ka kindlasti konkreetsed koolitustunnid. Enesetäiendus on laiem mõiste ja sellest tulenevalt me seda siis siin kommenteerides, et täna on kutse taotlemisel siis nõudena, eeltingimusena ja nõudena kirjas siis see, et taotletava kutse kompetentsusnõuetega seotud enesetäiendus ja see, mida see siis enesetäiendus, see on siis alates õpetaja tase 6, et see enesetäiendus võib siis olla väga erineval moel, nii täienduskoolituste, mis võivad olla nii koolitaja, ülikooli, sisekoolituse väga erinevate, ütleme siis võimalustega ja enesetäiendus laiemalt ka, mida õpetaja ise on teinud selleks, et ennast kas siis olgu siis erinevate avatud või avalike kursuste või ka siis kirjanduse või ka muul moel mentorina, tunnivaatlustena, neid võimalusi on nagu väga palju. Nii et sellest tulenevalt ei ole eeltingimusena konkreetset numbrit täiendusõppeks. Ja kui selle kohta on küsimusi, siis küsige, aga nii kui ma tahtsin veel korraga ära öelda eelnevast siin arutelust, et tegelikult on ka üldhariduskoolis see tingimus või tähendab see olukord, et õpetaja võib vastata kvalifikatsioonile ka ilma õpetaja kutseta. Nii et see on võib-olla üks teema, mis siit ka nagu on, et kvalifikatsiooni nõuded ja kvalifikatsioonile vastavus ja õpetaja kutse, et sinna ei saa alati võrdusmärki tuua või panna. Aga kui ei ole, siis on veel, saan mina sõna anda edasi Margusele. Just, ja Margus saab kommenteerida viimast slaidi. Ja viimane slaid mõistetest. Mäletate, et meil lisaks A ja B ja C osale oli ka huvitav, C osa kohta ei olnud ühtegi kommentaari. C osas on kirjas, kes on kutsestandardit arendanud meeskonnas, et võib-olla on ettepanek teinekord kaasata veel mõni meeskonnaliige, et võite ka vabalt selles osas kommentaare tuua. Aga praegu oli see meeskond selline. Nüüd, aga on meil 2 lisa ka ja üks neist on siis mõistetele keskenduv ja jällegi, et see ei pretendeeri mõistete definitsioonidele, mida võiks kasutada näiteks ülikooli lõputöös, vaid see avab mõisteid
kutsestandardi kontekstis, mida me oleme mõelnud erinevate mõistetega just nimelt selles kitsamas kutsestandardi kontekstis. Ja kaks mõistet tekitasid siis tagasisides rohkem tähelepanu, üks oli säilenõtkus ja teine oli hariduse ökosüsteem. Ja mõtlesime, et avame nad siinkohal veel kord. Säilenõtkus ei ole mõistete loetelus küll toodud, aga mõistena ikkagi ta on juba defineeritud või avatud sisuliselt siis põhiosas, ehk siis üldoskuste osas. Seal oli ka veel küsimus ühesõnaga, et üldoskused versus üldpädevused. Ehk siis kui me üldoskused vaatame pealkirja, siis selle all me näeme, et mõnikord me oleme sõnastanud säilenõtkus, kus ei ole üldse kirjas, kas see on pädevus või oskus. Teinekord me oleme sõnastanud näiteks digipädevus hoopis pädevusena ja mingid asjad on siis võib-olla analüüsi ja sünteesi oskus näiteks, eks ole, oskusena. Ehk siis, et justkui on nagu segadus. Sellel on omaette teema, pealkiri tuleb lihtsalt kutsestandardite süsteemist, milles meil ei ole võimalik siin muutust teha, ehk siis pealkiri on nagu on, sisuliselt mõtleme nende all ikkagi just nimelt pädevusi, mis hõlmavad siis teadmiste, oskuste, hoiakute, väärtuste, uskumuste kompleksi. Ja säilenõtkus on üks nendest, siis avatud selle koha peal tuleb toime muutustega nii tunnete, mõtete kui ka käitumise tasandil, reageerides adekvaatselt ja asjalikult ning taastades heaoluks vajaliku tasakaalu. Ehk siis see on üks asi, mida me oleme näinud õpetajale vajaliku üldpädevusena, kui ka tulevikus kasvava vajadusega pädevusena. Ehk siis me näeme, et meil on veel rohkem vaja sellist säilenõtkust, me ei tea ette, mis juhtuda võib. No, viimasest kutsestandardi muutmisest saadik on 2 suuremat muutust olnud COVID-i kriis, ülemaailmne pandeemia ja teine asi sõdade koduuksele tulemine ja sellest lähtuvalt meie klasside ja rühmade ja huviharidusringide kiire mitmekesistumine kultuurilises, rahvuselises mõttes. Ja õpetaja peab tõepoolest suutma kiiresti taastada hea situatsiooni selleks, et ise õpetajale ellu jääda ja olla hea kvaliteetne õpetaja kõigile õppijatele. Et see on üks asi. Ja teine, mis võib-olla isegi rohkem küsimusi tekitas, sest sellest säilenõtkusest on rohkem meil ühiskonnas räägitud, on hariduse ökosüsteem, mille puhul me ka siis leidsime, et see ei ole mõiste nüüd nii-öelda esimest korda siin, et see on ka meil haridusstrateegias 2035 juba välja toodud. Ehk siis püüame aidata haridusstrateegiat saavutada, eesmärke saavutada ka siis kutsestandardi kaudu. Ja mina taustalt bioloog, rääkisin ka kutsestandarditest ja selle muutmise protsessist Eesti bioloogiaõpetajate ühingu konverentsil, kus tekitas ka see kohe küsimus. Sest ökosüsteem iseenesest on bioloogia mõiste, kui ma 15 aastat olen koolis õpetajana töötanud, siis iga aasta õpetasin õpilastele seda mõistet ja mitte ühe, vaid mitme paralleelklassi jagu. Ja võttes aluseks siis ökosüsteemi definitsiooni bioloogiast, oleme sõnastanud ka peaaegu et definitsiooni hariduse ökosüsteemist ja et see hõlmab siis mingi piirkonna, siin meie puhul siis Eesti või kohalik kogukond, haridusvaldkonna, institutsioonide, töötajate, õppijate ning mis on hästi oluline, kui me räägime hariduse ökosüsteemist kutsestandardi kontekstis. Me ei mõtle ainult neid haridusinimesi, vaid mõtleme ka kõikide teiste inimeste võrgustikku. Ja veel üks asi, siin on lisaks inimestele ka institutsioonid. See tähendab koolide ja näiteks eraettevõtete vaheline koostöö avaldub hariduse ökosüsteemis. Avaliku sektori asutuste, näiteks kohaliku omavalitsuse ja kooli või lasteaia huviharidusasutuse vaheline koostöö avaldub selles hariduse ökosüsteemis. See kohalik omavalitsus või eraettevõte, tema põhitegevus ei pruugi olla üldse haridusega seotud, aga neil on kas siis üks ülesanne haridusega seonduv, nagu näiteks KOV-il, või on soov haridusse panustada, näiteks nagu minu arust, ma ei tea, meie mitmetel ettevõtetel, kes on ükssarviku staatusesse jõudnud, nendega koostöö ongi mõeldud selle koha peal, nii institutsioonide kui inimeste tasandil. Aga lisaks sellele tuuakse siis ökosüsteemi definitsioonis välja ka see, et see ei ole ainult mitte nende võrgustik, vaid nende omavahelised suhted ja ressursid. Need ressursid võivad olla nende institutsioonide ja inimeste sees,
aga need ressursid võivad olla ka välised ressursid. Noh, bioloogias me räägime siis, eks ole, et me võime rääkida eluta ja eluskeskkonnast, me võime öelda, et ökosüsteem on eluta ja elusa keskkonna omavaheline interaktsioon, siis siin me räägimegi, et eluskeskkond on nii-öelda kõik need inimesed ja see eluta keskkond on need institutsioonid ja olemasolevad ressursid. See võib olla õpikud, arvutid, internetiühendus, tehisaru lahendused, aga see võib olla ka lihtsalt raha, vesi, elekter või kõik see muu. Et need kõik moodustavad tegelikult meie hariduse eesmärkide saavutamiseks ühtse terviku ja hariduse ökosüsteemis me püüamegi neid omavahel terviklikult koos vaadelda. Super. Aitäh, Margus. Aga mina palun tähelepanu Margusele. On siin küsimus, et palun konsulteerige ka EKI-ga. Kui sealt vaadata, siis on see suuresti toitumissuhe. Äkki on parem sõna ikka leitav. Sa olid vist ka bioloogiaõpetajate konverentsil, eks? Et kui me võtame nagu bioloogias definitsiooni, siis seal ei ole toitumissuhe. Nii et see on pigem nagu küsimus minu jaoks tõesti, mis on nagu, et me võiksime teha ettepaneku EKI-le update'iks, uuendamiseks. Ehk siis minu arust, kui sa võtad praegu niimoodi selle EKI, siis tegelikult ei ole EKIs mõistlik sõnastus ökosüsteemile ja haridusökosüsteemi mõistet ilmselt seal ei ole, eks, et meie roll kindlasti on ka haridussõnavara täiendada ja siin on kahtlemata, ütleme, nagu vajalik koostöö keeleinimestega, et nad korjaksid meie mõtted üles. Et selle, ma arvan, Maris ja Kerli võtame kaasa siit. Margit tahab väga aktiivselt midagi öelda. Jaa, sellepärast, et ka mina olen väga suur EKI sõber ja mina sõnaveebist kindlasti ühelgi koosolekul ei saa kutsestandardi töörühma koosolekul ilma, et ma EKI-t vaataks ja panen siia chati ka, et 2022. aasta uus täiend ütleb, et ühiskonnas on see võrgustik või süsteem, mille toimimine oleneb osaliste protsesside ja keskkonna vahelistest seostest, nii et täiesti ei ole toitumisest siin selles mõttes juttu, nii et EKI-ga on ka konsulteeritud juba. Tahtsin selle lisada. Super. Nii, aitäh Margit täienduse eest. Nii, aga ma küll kiirustasin teid vahepealt tagant, sest tundus, et me hakkame aja ette jääma, aga nüüd ma olen teid liialt kiirustanud ja ma võiksin öelda, et meil on aega veel vabaks mikrofoniks peaaegu 35 minutit. Et kas kuulutame välja vaba mikrofoni, kes tahab veel midagi küsida, töörühma liikmed, kes te tahate kommenteerida tehtud tööd? Meil on olemas 115 osalist, nii et küsige julgelt, et see on siuke vahva võimalus. Väga uhke, ma panen igaks viimase slaidiga korra, me saame muidugi liikuda vajalike slaidide juurde tagasi, et me tõepoolest täname väga nii tänaseid kaasamõtlejaid, kõik, kes juba meie esimesel seminari, kus me tutvustasime, kaasa mõtlesid ja kõik, kes vahepeal on avaldanud arvamust ühel või teisel viisil, et see on hästi-hästi nagu tähtis. Ja ma Ellile ka tagasisideks tahtsin öelda, et minu arust on kindlasti nagu oluline siin just nimelt ka võib-olla teiste terminite osas vaadata üle ja teha nagu koostööd, et ma võtan isiklikult ka selle teema nagu siit lauale kaasa. Ja nõus, et me peamegi nagu siin sellist suuremat selgust üheskoos looma. Margit, sulle küsimus vist? Jaa, chati tuli küsimus. Arusaamatuks jäi, kas õpetajate liit ja kutsekoda annavad välja erinevaid kutsetunnistusi? Et ma saan kutseandja poolt siis kinnitada seda, et õpetajate liit ei trüki oma trükimasinaga, selles võttes ega printeriga ega kusagil mingi muu masinaga kutsetunnistusi, et kui keegi tuleb kutseandja õpetajate liidu kutseandja poole, siis pöördub kutsetaotlemise protsessis, siis kui on taotlusvoor, teeb läbi protsessi ja kutsekomisjon on siis hindamiskomisjoni otsuse kinnitanud ja õpetajale või siis
taotlejale ütleme, antakse õpetajakutse, siis meie sisestame selle info kutseregistrisse ja kutseregister, mis asub kutsekoja juures, on see, kes väljastab ametliku blanketi peal kutsetunnistuse ja see kutsetunnistus, kui see on, ja vabandage, korrigeerin, tänapäeval saab kutsetunnistus olla nii elektrooniline kui paberkandjal. Ehk siis, et võib ka olla ilma trükkimata kutsetunnistused elektrooniliselt lihtsalt väljastatud kutsetunnistus, mis saab siis kutseregistris konkreetse kutsetunnistuse numbri ja muud näitajad, et temast moodustub tunnistus, selle valdaja pidaja kutseregister on ju, aga paberkandjal on tõesti siis õpetajate liit see, kes siis selle taotlejale toimetab. Et kui küsimus oli, et kas need on erinevad kutsetunnistused, siis õpetajate liidul ei ole oma kutsetunnistust. Ma kommenteerin, et kutsekoda ei anna kutseid. Kutseid annab kutseandja ja see kutseandja otsuse alusel antud kutse kantakse siis nimelt kutseregistrisse. Margit pisut eksis nüüd sõnastuses, et meil ei ole elektroonilisi kutsetunnistusi veel. Meil on kutseregistri kanne, mis tõendab kutse olemasolu. Ja tõepoolest kutsetunnistus on võimalik lasta endale ka paberkandjal välja printida ja siis tõepoolest saate selle paberkandjal ja kutseandja tuleb kutsekotta nendele tunnistustele järgi ja jagab siis selle tunnistusega, annab ka taotlejale üle. Aitäh. Maris, ma küsin kohe teisse sihukese küsimuse, kas juba lõppenud kutse kohta saab ka tunnistust tagantjärgi küsida, et 5 aastat sai mööda, et sa saad tegelikult küsida kinnituse selle kohta, et sul on kutse olnud. Register sellise kinnituse peaks väljastama. Aga üks küsimus oli, ma arvan, et Margit on jälle siin kõige parem tegelikult nagu vastama oli see, et mis saab siis, kui meister või vanemõpetaja tähtajaline kutse, et otsa saab, et mis siis juhtub? Ja, see on selles mõttes väga aktuaalne küsimus, sellepärast et see on seotud kutse andmise korra muudatusega, mida kutseandja on ette valmistanud ja mis läheb Haridus- ja Kutsenõukogu koosolekule koos uue kutse andmise korraga. Ehk siis, et see plaan on, et kui meisterõpetaja ja vanemõpetaja, ütleme, kutsed on ju tähtajalised kutsed, kehtivad, kutsetunnistus kehtib 5 aastat, et siis oleks õpetajal, kes on taotledes siis avaldanud soovi selleks, et ta oleks siis selle ühe taotlusega kuidas ma siis ütlen, ühe taotluskorraga tõendab ta ju ära, et tal on ka õpetada see 7 kutsekompetentsid olemas on ju, ja kui ta märgib seda, et näiteks vanemõpetaja kutsetunnistuse kehtivuse lõppedes tal jääks ikkagi õpetaja tase 7, ütleme, mis on tähtajatu kutse, need kompetentsid tõendatuna alles, et siis see on see muudatus, mis kutse andmise korras, mida täna ei ole, aga mida kutseandjana me soovime sinna kutse andmise korraga viia. Nii et täna, kui keegi küsib, on ju, et siis kutsesüsteemi mõistes on meisterõpetaja, kelle kutsetunnistus kaotab kehtivuse, siis temal ei ole kehtivat kutsetunnistust. Tõesti, aga me soovime, et see olukord oleks siis teistsugune, et tal jääks vähemalt siis õpetada see 7, eriti kui me arvestame siis inimestega, kelle jaoks on see oluline kvalifikatsiooninõuete vastavuse jaoks. Aitäh, Margit. Ja Markus, mulle tundub, et vahepeal on mõni küsimus ka sulle tulnud. Ja, aga Reemo tahtis selle küsimuse osas veel ilmselt käega. Jah, et kui sa, mulle küsimus tekkis, et kas see on lihtsalt formaalsus, et kui ma seda linnukest sinna ei tee, et siis ei kontrollita, et kui ma näiteks tõendan meisterõpetaja kompetentsi, ma ei ütle, et kontrolli ka lihtsalt õpetaja kompetentsi, et kas siis lihtsalt sinu kogemus, et sa oled sellega nii palju kokku puutunud, mul puudub, et kas on teoreetiliselt võimalik, et inimesel on olemas meisterõpetaja kompetentsid ja tal ei ole olemas õpetaja tase 7 esimest õpetaja kompetentsi. Ja, et see vastus saab olla ilma, et sa spetsiaalselt seda kompima lähed, aga et kas see teoreetiliselt isegi on võimalik, mina hästi ei kujuta ette, aga võib-olla sul on kogemus ilmselt.
minul on see kogemus, et õpetaja 7 kompetentsid sisalduvad meisterõpetaja kutsestandardis ja minul on selline kogemus, et inimene peab tahteavalduse kaudu soovima, et talle antakse kutse, et kutset ei saa vägisi inimesele anda. Ehk siis, et see on see, miks ka siin, ma saan aru, oli Jaanusega küsimus, et kui õpetada see 7 kutse on eluaegne, et kuidas see ära kaob, et see tegelikult nagu ei kao kuhugile, kui ta ei ole seda taotlenud. Et see on nagu see mõte, ütleme, et ta peab, Maris saab siin täpsustada, see ei puuduta kutseandjat ega tegelikult selle inimese kompetentse, see on nagu see, ütleme, seadusandlik eeldus sellele, et sa pead soovima, sa pead näitama üles tahet ja soovi, et palun andke mulle õpetada see 7 kutse, mitte see, et andke mulle kõik kutsed, mis siit tulevad, on ju. Ja just nimelt, et Margitil on selles mõttes õigus, et kutset peab taotlema ja see ongi see, et miks see sooviavaldus on siiski vajalik, et ma soovin seda kutset saada. Aga sellele küsimusele haakub veel üks küsimus, et kui on antud varasemalt tase 7 eluaegselt nii-öelda, siis kuidas sellega on, et kas see nüüd kaob ära? Kas siin on silmas peetud, kui varasemalt on antud tähtajatu kutse? Ma eeldan küll ja eluaegne ehk siis tähtajatu. Et tähtajatud kutsed kuskile ära ei kao, et selleks, et tähtajatu kutse saaks ära kaduda, siis tõenäoliselt on vaja see päris õigusaktis seaduses kirja panna, et seda päris niimoodi me ei saa teha, et me ütleme, et nüüd see kuskile ära kaob. Et seda teha ei saa. Aga nüüd Margus sinu poole tagasi küsimusega, mis vahepeal minu meelest tuli sulle, et kas komisjon on arutanud või kaalunud huvihariduse õpetaja kutsestandardid ühendama kutseõpetaja kutsega? Ja kõigepealt, Jaanus, täpsustuseks, eks ole, meil on ikkagi töörühm, meil ei ole komisjon ja töörühmal on konkreetne tööülesanne. Nii et ja meie peame selle piires toimetama. Meil ei ole üldse mingeid volitusi teha ettepanekuid või ettepanekuid saame teha, aga meie ülesanne ei ole teha ettepanekuid seda, mida peaks tegema kutseõpetaja kutsestandardeid uuendav töörühm. Praegu on täpselt see moment, kus pannakse kokku kutseõpetaja kutsestandardite uuendamise töörühma ja kes võtab selle ülesandeks, sest kutseõpetajate kutsestandardid vist ka lõpevad kehtivus käesoleva aasta lõpus. Ehk siis see töö just hakkab. Ja meie oleme nii-öelda saatnud edasi, ma ei tea, vähemalt kutsekoja siis koordinaatorite kaudu selle sõnumi, et võiks tegelikult kaaluda kutseõpetajate kutsestandardite kaotamist. Ehk siis töörühm võiks arutada, et ehk sobivad need samad õpetaja kutsestandardid ka kutseõpetajatele. Ja kui ei sobi, siis kas oleks vaja teha mingeid põhimõttelisi muudatusi, sest minul on vähemalt isiklikult arusaam tekkinud, et tegelikult kutseõpetajatele sobivad õpetaja kutsestandardid ja kogu see tervik kokku, mida me täna siin vaatame, isegi paremini kui huvihariduse õpetajatele. Ehk siis, kui me oleme huvihariduse õpetajatega sisu osas saanud nii-öelda kokkuleppele ja meil on praegu ainult see üks, nagu Rasmus nimetas ka vahepeal turutõrge siin, eks ole, ees, et siis tegelikult me oleme päris hästi, ma arvan, nagu hakkama saanud. Et see on esimest korda, kus huvihariduse õpetajatel on siis tulemas kutsestandard, juhul kui nüüd hariduse kutsenõukogu niimoodi otsustab. Nii et see sõnum läheb siit nagu kaasa, aga loomulikult on võimalik alati teha ja otsustada niimoodi, et näiteks, et õpetaja kutsestandard on see, mille järgi huvihariduse õpetajad ei taotle kutset. Ja ka täna nad võivad huviharidusõpetajad taotleda kutseõpetaja kutset, samamoodi nad võivad noorsootöötaja kutset, eks ole, taotleda, nii et tegelikult on erinevad kutsed nagu võimalikud ja siis tulebki vaadata kompetentsidele ja eeltingimustele otsa, et mida mina saan ja tahan taotleda. Aitäh, Margus, et siin on ka küsimus tugispetsialistide ja eripedagoogid ja logopeedid, mis nende kutsestandarditega saab, et räägi seda, just, et taustaks siin on suuri erinevus jälle, tihtipeale pannakse eripedagoogid, logopeedid ühte patta, sest nad ka Tartu Ülikooli õpetaja, meile Haridusteaduste Instituudis õpetatakse neid ühel õppekaval. Need on tegelikult 2 erineva kutsenõukogu pädevuses. Logopeedid on meditsiinivaldkonnas ja eripedagoogid on
valdkonnas, aga Maris, jah, ava. Ja ma lihtsalt täpsustan lisaks siis sellele sisulisele täpsustusele, et logopeedide kutsestandardid tulevad küll töösse, mitte küll kohe-kohe. Nad iseenesest kehtivad aprillikuuni 2027. aastani, aga neid on ka vahepeal pikendatud. Nii et niipea, kui tervishoiu valdkonna koordinaator töölaud saavad pisut tühjemaks, tulevad ka logopeedide kutsestandardid uuendamisele. Eripedagoogide kutsestandardeid me alles hiljaaegu uuendasime. Uuendatud versioonid kinnitati aprillis 2024. Nii et kui arvestada seda, et standardite kehtivusaeg on 5 aastat, siis nad veel kena 4 aastat kehtivad. Aitäh, Maris! Ja nüüd on kogu töörühmale üks selline sisuline küsimus, et mis sai sellest, et õpetaja peab oskama töötada multikultuurses koolis? Kas tõstsite sel juhul sinna kõrvale ka valmisoleku tutvustada Eesti kultuuri ja ajalugu, teisisõnu kohustuse olla just nimelt Eesti kooli õpetaja? Kui võis aru saada, et nii tõrjutatakse välja muu kultuuripärandiga õpetajad, siis ei, see ei ole nii. Ma võin vastata sellele, kuna Elle küsis seda ja ma tean, eks see küsimus on tulnud meil Eesti bioloogiaõpetajate ühingu talvekonverentsilt. Et tõepoolest ütlesin ka seal, eks ole, Elle, et ma ootan väga kõiki ettepanekuid arvamusküsitlusele ja see ei tulnud sinult, eks ole, seal konverentsil, tuli ühelt teiselt bioloogiaõpetajalt. Aga sellist ettepanekut ei ole tehtud. Ja see vastus, nagu mul oli Eesti bioloogiaõpetajate ühingu konverentsil ka, et erinevatest kohtadest ei ole meil võimalik kõiki neid ettepanekuid üles korjata ja kõiki neid alati arvestada. Ettepanekuid tõesti, nagu Maris alustas, tuli tohutult palju. See on hästi suur töö olnud, et kõiki neid läbi töötada. Ehk siis me peame nagu ikkagi reegleid järgima. Et kui meil oli 5. aprilliks tähtaeg, 5. märtsiks tähtaeg tagasisidet anda, arvamust avaldada, siis kõik need arvamused me oleme läbi töötanud. Ja ma pean ütlema, et tegelikult on mitmed arvamused tulnud ka pärast seda tähtaega. Ja me esmaspäeval just otsustasime komisjoniga, et meil ei ole võimalik, ei ole õiglane tegelikult neid hiljem laekunud arvamusi töörühmal arvesse võtta ja ei ole ka võimalik ja mõistlik oodata töörühmalt sellist tööd, et tuleb uus arvamus, võtame töörühma uuesti kokku. Et see on liiga palju. Aga samas ma ei näe siin ka suurt muret, nagu ma ütlesin ka bioloogiaõpetajate talvekonverentsil, et meil kehtib Eesti Vabariigi põhiseadus, kus on preambulas öeldud, mis on meie kõigi ülesanne, sealhulgas Eesti õpetajate ülesanne, ükskõik, kas nad töötavad huvihariduses, üldhariduses või alushariduses. Ja sellest lähtuvalt on iga õpetaja ülesanne Eesti iseseisvuse, eesti keele, eesti rahvuse säilimise eest seismine. Ja kõiki neid mõtteid ei ole kindlasti mõistlik erinevates kutsestandardites üle korrata. Et kui me räägime sellest, et õpetaja õpetab asjatundlikult, siis asjatundlikkuse sõna taha võib loomulikult peituda palju mõtteid, aga üks nendest mõtetest on ka kindlasti see, et asjatundlik õpetaja peab olulisel kohal ka eesti keele ja kultuuri säilimise ja mõistmise toetamist, ükskõik millises õppeaines see siis toimub. Aga võib-olla kolleegid tahavad ka midagi vastata. Ma võib-olla täiendaks sellega, et teistpidi on, kuna siin oli juttu ka sellest õppija tundmisest ja sealt väga selgelt tuleb ka välja see, et tema eripärade vajadust ja see võib olla keeleline, kultuuriline, mis iganes, et sellega peab ka õpetaja arvestama, nii et ka selles mõttes ka õppija vaates on tegelikult see põhimõte seal kenasti minu meelest ka olemas. Ja täpselt selle sõna multikultuurne meil ei olnudki jälle, meil oligi mitmekultuuriline. Õpetaja peab olema võimeline tõhusalt õpetama kaasavas mitmekultuurilises keskkondas, pakkudes tuge erineva taustaga õppijatele. See on see, mis me näeme tuleviku oskusena ja see on see koht, kus me näemegi seda, et just nimelt, et selles mitmekultuurilises keskkonnas on erineva taustaga õppijad, on näiteks Ukraina taustaga õppijad ja me peamegi toetama ka neid
riigiidentiteedi kujunemist, kui me räägime ühtse Eesti kooli põhimõtete rakendamisest või siis Eesti kultuuri tutvustamisest ja me peamegi erinevalt sellele lähenema sõltuvalt sellest, milline on inimese enda taust. Aitäh, Margus. Siin vahepeal on chatis tulnud erinevaid küsimusi, millele on väga armsasti vastanud Sigrid Ester Tani. Aitäh, et on suunanud kutsetunnistuste osas inimesi siis haridussilma otsima enda väljastatud diplomite kehtivusi ja et kel on seal küsimusi, saab lugeda. Aga mulle tundub, et üks küsimus on tulnud Taavile ja Taavi küsimus on selline, et Taavile, et kui ma taotlen vanemõpetaja kutset, kas siis tööandja peab seda aktsepteerima, et kui hakkab kehtima ka karjääri ja palgamudel ja sellest sõltub töötasu? Ja, see on seotud selle karjäärimudeli ja kutsesüsteemi võib-olla nagu selle ülesliitusega laiemalt, et me esimesel kohtumisel, kui me tutvustasime neid uuendatud standardeid, et siis ma tegelikult ka seda laiemat tausta avasin, mis puudutab siis seda karjäärimudelit ja kutsesüsteemi, et on selles mõttes kaks erinevat asja. Ma just korraks selle veel selgus huvides rõhutan üle, et kutsesüsteemis me saame, eks ole, kutsetaseme, mis siis nüüd uuendatud standardite valguses tuleb sinna ka tase 5 õpetaja juurde ehk tase 5 õpetaja, tase 6 õpetaja, tase 7 õpetaja, tase 7 vanemõpetaja ja siis tase 8 meistriõpetaja. Nüüd on 8 kutsetaset. Et karjäärimudelis siis astmeid on meil 4, et on alustav õpetaja aste, vanemõpetaja aste ja siis meistriõpetaja aste. Ja see nüüd, kuidas täpselt see karjäärimudel rakenduma hakkab, et sel teemal meil on olnud siin ka erinevate koostööpartnerite ja huvigruppidega arutelusid. Nägin juba, et Eesti Haridustöötajate Liidust Remo tõstis käe ja ma lahkelt sulle kohe sõna annan. Aga et seal see rakendamise tasandil meil on veel kohti, mida me ühiselt siis püüame täpsustada, et see tööandja roll seal karjäärimudeli puhul, mille osas ka on osapooltel eriarvamusi. Meie ikkagi näeme, et mis sai esialgu ka selle haridusleppega markeeritud, et selle karjäärimudeli puhul peaks ikkagi seal kaasas käima vastavalt astmele ka siis vastavad ülesanded. Et seetõttu see vaikimisi nagu ootus, et kui ma olen vanemõpetaja kutsetasemega, et see tähendab vaikimisi ka siis nagu vanemõpetaja karjääriastet ja sellega ka siis neid muuhulgas näiteks selle töötasu koefitsienti ja kõike muud, et ta päris niimoodi vaikimisi rakenduma ei peaks. Ja ma näen juba Remo näost, et ta soovib seda Haridustöötajate Liidu seisukohta avada seal, aga et see praegu need arutelud on käinud ja need arutelud ei ole päris veel lõpuni jõudnud ka. Aga Reemo, palun, kõla kaasa. Ühesõnaga, tegelikult on ikka kokku lepitud selles, et kui on kõrgem järk või kõrgem kutsestandardi järgi kõrgem kutsestandardi tase või siis ütleme, on saadud see siis kõrgem see aste nii-öelda komisjonis, mis on moodustatud KOV-i juures, siis igal juhul sellega kaasneb see, et sa pead saama, see inimene peab saama kõrgemat järk. Ole ja pane see telekas kinni. Nii, et siis peab seda kõrgemat palka saama. See, et kas mingis koolis on ka kokku lepitud
et kui on kõrge vanemõpetajat, et siis selles koolis vanemõpetaja rollis on ka teistsuguseid tööülesandeid. Seda kool võib teha, aga ta ei pea tegema. Aga a priori, kui on kõrgem järk või kõrgem karjääriaste saavutatud, siis sellega peab kaasnema kõrgem palk. See on selles mõttes haridusleppes väga selgelt kirjas ja ütleme, see küsisin ka veel vähemalt poliitilise tasandi ministrite üle, siis selline seisukoht on jätkuvalt vähemalt praegusel ministril olemas. Aga kuidas küsimus oli tegelikult, kuidas koolijuht saab sellesse siis suhestuda? Ega ei saagi eriti kutse andmisesse, ta ei saa üldse kuidagi keelata või lasta või puua kedagi. Mis ta saab võib-olla rohkem on see, kui KOV-i tasandil luuakse siis see komisjon, siis mõte ongi just, et siis ka ikkagi kool või koolijuht oleks kaasatud, et siis taotlejal oleks see selles mõttes lihtsam, sest sellisel juhul koolijuht saab kinnitada, et need tegevused ja kompetentsid on avaldunud mingite tegevuste kaudu ja võib-olla nii palju kirjatööd jääks ära. Aga kui minul oleks kahtlus, et minu koolijuht ei taha mulle anda kõrgemat karjääriastet, sest ta lihtsalt vihkab mind või tahab mind kiusata, siis mul jääb alati võimalus minna siis kutsestandardi järgset järku taotlema ja kui ma selle saan, siis mulle ikkagi kohustub see kõrgem palga maksmise kohustus ja kui on kool siis ka mingit lisa oma karjäärimudeli seal kehtestanud, siis ka nendele tingimustele ja tegevustele vastav. Nii et selles mõttes see ikkagi praegusel juhul on ikkagi see seisukoht ja haridusleppe läbirääkimistel ikkagi kokkuleppe saavutatud, et kui on kuskil antud see kutse kõrgem tase, siis selles mõttes see peaks olema ikkagi ka üle riigiliselt kehtiv, kui ma ka kooli vahetan või mitte. Aga siis, ja see peab siis uue kutsestandardile ka vastama loomulikult see komisjon peab selle järgi ikkagi oma tööd tegema. Aitäh. Aitäh, Reimo. Ja Heidi tahab kommenteerida. Ja, aitäh. Ma korra kinnitan üle, et tõesti õpetaja ei pea kahes kohas tõendama, et kui ta on saanud selle vanemõpetaja tase 7, siis kehtib talle ka see palgakoefitsient 1,1 ja samuti läheb selle kokkuleppega edasi, Reemo, et see kutse liigub, mitte kutse, vabandust, vaid karjääriaste liigub õpetajaga kaasa. Aitäh. Aga nüüd on siuke üldine küsimus. Ma ei teagi, kes sellele vastata soovib töörühmast. Et kas uue kutsestandardi valguses täiendatakse või siis ka muudetakse õpetaja kompetentsimudelid, mis on Harno leheküljel välja toodud? Ma võin vastata, Triinu, et see küsimus Harnole. Ma vaatasin just, et meil ei ole, et selle vastutab seal siis Kadi Haietski veebilehe järgi, eks ole, et meil ei ole teda praegu siin, muidu oleks küsimus talle. Aga ma võin vastata ülikooli õpetajakoolituse vaatepunktist, et praegu veebilehelt ei leidnud üles, et kes selle töö üldse teinud on ja kes on selle kompetentsimudeli, et ma üldiselt pean seda väga halvaks asjaks, et selline asi olemas on. Just sellepärast, et see tekitab segaduse, et milline siis on õpetaja kompetentsimudel, kas õpetaja kutsestandard või see tehtud paralleelne kompetentsimudel. Võib-olla Margit, sa oskad kommenteerida, sa vist olid ka selle juurde hõlvatud ühel hetkel, eks ole. Mis on puudu praegu kutsestandardi juures, on tõepoolest, mis selle asja juures hea on see, kui oleks niisugune enesehindamismudel, abivahend, töövahend, nagu seal on 360 kraadi hindamiseks. Aga kui me õpetajad koolituse üliõpilastele õpetame ka regulatsioone, millest nad peaksid oma töös lähtuma, siis meil on ka selline ülesanne neile Tartu Ülikoolis vähemalt, kus nad peavad siis looma õpetaja professionaalse arengu hindamiseks hindamismudeli. Ja siis seal ma pahatihti põrkan kogu aeg selle vastu, et ei leita üles kutsestandardit, ei võeta seda aluseks, vaid võetakse alternatiivne mudel aluseks ja siis mul on küsimus, et kas me oleme kokku leppinud selles, et me kutsestandardis kirjeldame õpetajalt oodatavaid kompetentse või meil on siis Eestis mitu Eestit?
aga jah, Heidi võib ka muidugi vastata, sest selle on teinud Harno, mis kuulub haridusministeeriumi haldusalasse ja haridusministeeriumi Harno kahekesi vastutavad selle eest. Ja ikka loomulikult, kui me täna räägime ikkagi sellest uuest kutsestandardist, siis et õpetajal oleks hõlpsam ja mõistlikum siis enesehindamist läbi viia selleks, et kas siis minna taotlema kutset või saada siis kõrgem karjääriaste, et me ikkagi plaanime sellel kutsestandardil põhinevat enesehindamisvahendit haridussilma juurde ja kindlasti võtame siia juurde ka kutseandja ja selle mõte on see, et siis tõesti, et ei peaks tegema nagu ühte tööd mitut korda ja saaks aluseks võtta siis selle uuendatud standardi põhjal tehtud tööriista, millega siis minna taotlema ka seda kutset. Aga kindlasti jah, nagu ütlesin, kutseandja saab siin ka juures olema. Aitäh! Mulle tundub, et hetkel on chatis olevad küsimused kas töörühma poolt või Sigri Tester-Tani poolt ilusti vastatud. Aitäh teile! Ja Triinu Pääsik tõi rõõmustava uudise või tähendab, ta tahab jagada rõõmu, et õpetajate enesehoiu ja professionaalsuse tagamise vajalikkuse osas on olemas konsensus. Et selle osas on tal rõõm. Nii, aga siis võib-olla keegi soovib veel midagi küsida? Mõned üksikud minutid. 8 minutit. Kas on veel keegi, kes tahab veel kedagi tänada või midagi ilusat esile tuua? Mina tahan tänada töörühma, sest ma olen kuulnud ja näinud kõrvalt, kui intensiivselt ja töömahukalt seda on tehtud ja selles mõttes on ikkagi müts maha nende inimestest, kes sinna on panustanud, et tõesti väga suur töö ja väga põhjalikult on ette võetud, et suur aitäh teile. Aitäh, Reemo. Nii, aga kui rohkem mõtteid. Rasmus on ka pöidla püsti tõstnud. Tore. Lõpuks. Aga kui kellelgi rohkem küsimusi ega kommentaare ei ole, siis loeme tänase seminari lõppenuks ja jääme ootama siis kutsenõukogu seisukohta, et kas standardid saavad kinnitatud ja kas saab asuda siis nende uute kinnitatud standardite alusel kutse andmisel alates sügisest. Aitäh kõigile!